Tere õhtust, tere Paide, tere Eestimaa. Me oleme nii Vikerraadio kui ka Eesti Televisiooni teise kanali eetris ja on ka põhjust. 14. arvamusfestival hakkab lõppema. Kulminatsioon on käes. Erakondade esimeeste traditsiooniline debatt saab taas alguse. Ja mis oleks debatt ilma debateerijateta? Tere päevast või tere õhtust, Eesti 200 esimees Kristina Kallas. Tere õhtust. Tere õhtust, Urmas Reinsalu Isamaast. Tere õhtust. Meiega on ka Lauri Läänemets sotsiaaldemokraatidest. Tere õhtust. Ja Martin Helme EKRE-st. Õhtust. Meiega on ka Mihhail Kõlvart Keskerakonnast. Ja Kristen Michal Reformierakonnast. Tere õhtust. Tere õhtust. Ja põhjust on tere õhtust öelda ka esimest korda siin debatis Lavly Perlingule, parempoolsete esindajale, ja põhjus on väga lihtne. Me tavaliselt lõpetame arvamusfestivali parlamendierakondade esimeeste debatiga, aga et on valimiste eelne debatt ja arvestades seda, et parempoolsed on praegu kõikides olulisemates küsitlustes üle künnise, on korraldajad teinud otsuse sellel aastal siis võtta üks erakond lisaks, nii et ma loodan, et mõistate, kõik toimub siis demokraatia huvides. Ja meie moderaatorid. Ja meiega on teist aastat järjest Kai Klandorf, teeme temale kõigepealt aplausi, sest lõpus me aplodeerime ju kahtlemata ainult erakonna esimeestele. Ja meiega on Mirko Ojakivi. Aga nagu me alustasime, valimised ei ole kaugel. 212 päeva pärast lausa. Siis saavad valijad taas otsustada, kes nendest erakondadest siin saab võimaluse Eesti järgmise valitsuse moodustamisel kaasa rääkida. Täna tahame teada 3 asja. Esiteks tahaksime teada, mida te kõige olulisemaks peate, millest olete valmis nende oluliste asjade nimel loobuma ja kuidas te kavatsete saavutada piisava usalduse, et oma plaanid siis päriselt ka ellu viia. Et avaring oleks kiire ja lühikene, on kas küsimus, sest me jõuame sisu juurde ja vaidlemise juurde kindlasti, aga avaringis kõigile selline lihtne küsimus, et kas teie ja teie erakond kardate või ootate neid valimisi? Kristina Kallas. Ma teadsin, et ma olen esimene, kes vastab. Ma olen täna juba 6 debatti pidanud, mõtlesin, äkki ma ei ole esimene, kes peab rääkima hakkama. Aga ma ootan neid valimisi, nagu me ootame kõiki valimisi, sellepärast, et mitte midagi ei ole enne otsustatud, kuni lõpuks on otsustatud ja see otsus tehakse märtsi alguses valija poolt. Lauri Läänemets, kuidas teil? Me oleme valmis, me ootame ja kõik märgid näitavad, et sotsiaaldemokraatidel võimalused nendel valimistel on ajaloo parimad. Mihhail Kõlvart, kas teie ootate valimisi või? Kas te kujutate endale ette, et keegi vastaks, et ei oota, me kardame, parem, et ei tuleks. Autoritaarne ühiskond on parem, valimisi ei ole vaja. Ootame. Ja ma arvan, et tegelikult täna ootavad mitte nii palju erakonnad kui tegelikult inimesed. Martin Helme. Ja, ma muidugi tahaks parandada teid. Ajakirjanik ikka vaja ka fakti kontrolli panna, et järgmised valimised ei ole, mis te ütlesite 200 midagi päeva pärast. Järgmised valimised on 3 nädala pärast. No me rääkisime parlamendi valimistest. Ma saan aru, aga järgmised valimised on järgmised valimised. Ja muidugi me ootame, koos terve Eesti rahvaga ootame, et tänane liberaalne režiim puhkama saata. Kristen Michal, ma saan aru, et teid tahetakse puhkama saata. Teie ootate valimisi? No kui puhkust pakutakse, miks ei? Ma olen umbes nädala puhkusel olnud ja võin öelda, et elu Eestis on päris ilus. Kala saab ja inimesed on sõbralikud, aga me siiski kavatseme ka väga korraliku tulemused. Esmaspäeval lähete ikka tööle? Ei lähe, lähen neljapäeval. Pidage seni vastu. Vaatame, kas jaksame. Ja. Urmas Reinsalu. No mis ma nüüd oskan öelda? Et tunniga umbes. Isamaa on valmis nendeks valimisteks ja ma usun, et Isamaa vaates oleks ühiskonna nõutusseisundi silmas pidades olnud mõistlikum, kui need valimised oleks olnud juba varem. Et me pakkusime seda võimalust ka välja. Mõistetavatel põhjustel koalitsioonile see ei olnud vastuvõetav. Järelikult kohtuotsus siis ka tänasele poliitikale saabub, mis te ütlesite, 212 päeva pärast. Ja minu arusaama järgi Isamaa saab olema see kohtuotsus. Aitäh. Lavly Perling, teie ootate valimisi? Minu poolt ka tere ja aitäh, et kutsusite. Ootame. Ja mitte ainult ei oota, vaid tajume seda vastutust, et meie ülesanne on sellisele
edumeelsele Eesti inimesele pakkuda selget alternatiivi, eriti parempoolsele inimesele. Aga tuleme siis sisu juurde, tuleme debati esimese põhiküsimuse juurde. Ehk siis, millised on 2-3 kõige olulisemat prioriteeti, mille eest teie erakond soovib järgmistel valimisperioodi jooksul ellu viia? Ehk et mis te kavatsete ära teha? Ehk siis, mis võiks muutuda Eesti elus? Kristen Michal, hakkame teist pihta. No kui mina valitsuse moodustasin, siis ma lubasin 2 asja, et Eesti on kindlalt kaitstud ja nii palju, kui see meie kätes on, seda kindlasti on, et kaitsekulude jaoks me oleme pidanud tegema väga palju erinevaid asju ja ilmselt maksnud lõivu ka, populaarsuses pole väga kahtlust, aga ma arvan, et ajaloos tagasi vaadates loeb see, mida sa teinud oled, mitte see, mida parajasti hetkes öeldakse, kui see on oluline. Ja teine on majanduskasv, et majanduse me oleme kasvule saanud, see kindlasti ei ole kuidagi valitsuse või poliitikut üksiti teene, et see kindlasti on tsükliline, avatud väikses majanduses eriti sõltume ka oma partneritest, aga kindlasti majanduse kasv, mis tähendab seda, et inimestel on palgapäeval rohkem raha, ettevõtjatel on rohkem raha ja selle aasta alguses oli Eesti ajaloo suurim maksulangetus, mis kindlasti andis selleks hoo, et nii et sama poliitikat, Eesti on kaitstud ja majandus kasvab, Eesti inimesed saavad jõukamaks, me tahame ajada ja võib-olla 3. prioriteetide grupi alla ma paneks ikkagi selle, mis puudutab tuleviku vaatamist, optimismi oma võimalustesse, puhas loodus, uus tehnoloogia, innovatsioon, muuhulgas ka tehisintellekti meie majanduse jaoks kasutamine, väga palju muud asjad, et korras väärtusruum, sest ma ei loo endale illusiooni, et ma saan aru, et need valimised on selle sama vana EKRE-IKE bändi, kordus, kus ettekujutus on see, kuidas see oli, üks on kohtuotsus, Isamaa on kohtuotsus ja teine tahab meid saata puhkama, ju. Aga räägime sellest, mida Reformierakond tahab teha, mitte mida nemad tahavad. Nemad räägivad enda. Meie tahame hoida neid samu liberaalseid demokraatia väärtusi, mida ja millele Eesti on ehitatud, et Eesti on tulevikku vaatav riik olnud. Mitte see, kes minevikust lahendusi otsib. Väga hea. Urmas Reinsalu, mis on Isamaa arvates need 3 kõige olulisemat prioriteeti? Võib ka 2 piirduda. Me peame taastama uuesti ühiskonnas usalduse ja see algab esimesena, vajab seda meie majanduse väljavaated. Et majanduskasvu tekitamine ei saa olla mitte loosung, vaid see peab olema kõigepealt investorites, ettevõtjates optimismi taastamine. Et Isamaa esimene sõnum on, et valitsus paraku on teinud kõik selleks, et seda majanduskasvu alla suruda ja majanduse, loogika ei saa rajaneda sellel, et me lihtsalt majanduse väljavaateid habrastame. See peab põhimõtteliselt muutuma. Põhimõtteline teistsugune lähenemisnurk. Teine küsimus puudutab meie perede kindlustunnet. See on laiemalt perede jaoks ja inimeste nii ostujõudu silmas pidades kui ka väljavaateid pere loomiseks, vabaduseks ennast teostada peab olema kõige olulisem lähtekoht. Ja see tuleb tegelikkuses tasakaalustamata sammudega, mida vahepealne poliitika on lõhkunud, tuleb uuesti see optimism ja kindlustunne taastada. Ja 3. on tingimusteta panustamine Eesti riigikaitses. Isamaa on alati toetanud, olgu ta opositsioonis või koalitsioonis, neid samme, mis on vajalikud Eesti riigi sõjalise julgeoleku, sisekaitse, elanikkonnakaitse taastamiseks ja tagamiseks ja tingimusteta kavatseme seda teha ka valimiste järgselt. Lavly Perling, millised on parempoolsete 2-3 soovi, mida järgmises Riigikogu koosseisus ellu viia? Kasv ja kasv. Ehk me oleme 4 aastat rääkinud sama juttu, et mitte ainult sõnades, vaid tegudes, kui meie räägime kaitsekuludest, siis mitte seda, et ainult 27% kokku kogutud maksudest sinna jõuab. Me räägime see, et sõnadest ei piisa, vaid
otsuseid on vaja, tegusid on vaja. Et me oleme väga selgelt välja öelnud, et meie Eesti on vaba, jõukas eestimeelne. Kuidas see tuleb? See tuleb madalamatest maksudest ja suurematest vabadustest. Ehk rohkem vabadust, vähem makse. Ja jällegi, kui me räägime maksutõusudest, siis me räägime sellest, et see on ju inimestelt vabaduse äravõtmine, ise otsustada oma raha üle. Kui inimestele pakkuda kindlustunnet, siis see tähendab, et see suund kasvule algab sellest, me peame riigi kulud kokku hoidma, me peame hakkama rääkima sellest, et meie riigi eelarve on jätkusuutmatul kursil. Et see, mida ma olen nimetanud lubaduste turuks, mis siit igalt poolt nüüd kostma hakkab, et nii nagu Urmas lubab madalamaid makse ja rohkem toetusi ja teiselt poolt kõlavad jälle jutud nagu 4 aastat tagasi kõikvõimalike lubaduste kohta, siis ei, et me ei räägi nagu sooja manna juttu, vaid me räägime sellest, et me peame vastu hakkama võtma raskeid otsuseid, et sellel tulevasel põlvkonnal oleks ka jõukas ja äge Eesti ees ja sealt tulevad meie otsused. Väga hea. Martin Helme, mis on EKRE jaoks 3 peamist prioriteeti? Ma arvan, et Eesti kõige suurem mure on iive. No demograafia laiemalt loomulikult, et kui me vaatame seda, mis toimus praegu Hispaanias jälle, siis immigratsioonikriis, millest EKRE rääkis 10 aastat, 11 aastat tagasi, ei ole mitte kuhugi kadunud. Vahepealse 10 aasta jooksul on Euroopasse saabunud üle 50 miljoni aafriklase ja moslemi. Ja see ei ole nali. Et me räägime Eestis, meil on immigratsioonikriis, mingisugused illegaalid siblivad edasi tagasi. See olukord on jätkuvalt kriitiline ja läheb järjest õudsemalt. Ehk siis immigratsiooniga tegelemine rahvusriigi tasandil, riigipiiri tasandil on väga oluline. Ja see peita ennast mingisuguse Schengeni piiri taha, sellega ausalt öeldes hülgad oma kohustuse Eesti julgeoleku ees, Eesti inimeste turvalisuse ees. Aga immigratsioon on ainult asja üks külg, sündivuseta. Kui me ei saa sündivust kasvule, sündivuseta Eestil tulevikku ei ole. Ja kui Eestil tulevikku ei ole, tähendab, siin ei ole mingit vahet, kes siin edasi toimetavad, kas hiinlased, araablased või ukrainlased, et siis kõik muud asjad muutuvad ebaoluliseks. Maksudebatid või julgeolekudebatid muutuvad ebaoluliseks. Kui siin ei ole enam eestlasi, siis see kõik on kellegi teise mure. Nii et iive on ülioluline, mis tähendab perepoliitikat ja rahvastikupoliitikat, aga kuidas me selle korda saame, et siin on juba kõik räägivad majandusest, majandus tulebki kasvama saada ja majanduse kasvama saamiseks ei ole väga keeruliseid lahendusi vaja. Ma kuulasin, Kristjan räägib siin, kuidas nende nii-öelda teene on olnud tugev riigikaitse ja ma ütleksin, minu meelest olete sellest läbi kukkunud, kõvasti olete raha uhanud, aga ette näidata ei ole mitte midagi ja majandust kõigepealt uputasite Eesti majanduse 13 kvartalit järjest miinusesse ja nüüd kilkate, et teine kvartal järjest on juba väike pluss, vaata ka hästi. Et ütleme niimoodi, et inimesed, kes on asja pekki keeranud, ei saa olla need inimesed, kes selle ära lahendavad. Aga majanduskasvu meile näitab teed Donald Trump. Madalad maksud, vähene regulatsioon, just täpselt, te võite naerda, aga õppige. Ja väga hea. Tahate halvasti elada, puutage edasi. Et täpselt nii ongi. Et madalad maksud, vähene regulatsioon ja loomulikult, kui ennem oli küsimus, millest me loobume, väga kerged loobumised tulevad. Loobume rohepöördest, loobume Rail Balticust, loobume sadadest miljonitest välisabist, mis tegelikult korruptiivselt jõuab tagasi. Me loobumisteni me jõuame. Martin, me jõuame loobumisteni. Ja, aga et keegi ei ütleks, nagu siin Lavly juba ütles, et mille arvelt. Ma ütlen, mille arvelt. Seda me küsime teilt peagi. Kristina Kallas, Eesti 200, 2-3 olulist prioriteeti. Ma nimetaks 2, et kui me räägime majandusest, siis see on ka Eesti 200 jaoks väga oluline prioriteet. Eesti majanduse kasvu probleem on madal tööviljakus. Ehk siis see, et 1 tunni jooksul tööd, mida eestlane teeb, tema suudab võib-olla piltlikult öeldes 7 lauajalga valmis teha, sakslane teeb 100 lauajalga valmis. Et lihtsalt see tööviljakus on madal. Nüüd need riigid, kes suudavad kiiresti ja nutikalt tehnoloogia majandusse sisse tuua, need riigid sinna võitjate poolele ka saavad. Ja ma arvan, et Eesti peaks häbenema ka seda, et riik tuleb AI tehnoloogiate investeeringutega, garantiidega või mingite kasvufondidega ettevõtjatele appi, et need, kes tahavad tehisaru investeeringuid teha, nendel on riigi laenugarantiid või muud fonditoetused olemas. Ma pean seda väga oluliseks, sellepärast et majanduskasvu järgmine hüpe tuleb sealt. Ja teine teema,
kus ma nüüd oponeerin Martinile ja EKRE-le väga tõsiselt. Mina arvan, et selle sajandi kõige suurem teema on ikkagi kliimamuutus ja kliimamuutusest tingitud kõik muud kataklüsmid, mis meil toimuvad nii majanduses, elanikkonnas, ka tegelikult selles rändes, mis on põhjustatud nendest samadest kliimamuutustest, et fossiilsetest kütustest väljumine ja taastuva energia tootmise 100%-le üleminek võimalikult kiiresti on ikkagi ülioluline ja mitte ainult kütuste pool, vaid ka tegelikult looduskeskkonna pool, elurikkuse pool. Aitäh! Mihhail Kõlvart, mis on Keskerakonna jaoks 3 kõige olulisemat prioriteeti? Nüüd muidugi tahaks öelda midagi väga originaalset. Aga see võimalus teil on? Võimalus on, aga sisu puudub. Seda ütlesite teie. Ja, aga mulle tundub, et majandus iseenesest ei saa olla eesmärk. See peab olema ikkagi instrument. Samamoodi ei saa lähtuda sellest, et maksusüsteemiga me korjame raha selleks, et pärast kuulutada. Maksusüsteemiga me ikkagi reguleerime majandust, kui selleks on vastav kompetents ja seda ma kardan meil täna kahjuks ei ole. Majanduse puhul kõige olulisem aspekt, mis minu arvates täna ei ole kuidagi tähelepanu keskpunktis, on poliitilised otsused, mis majandust ei reguleeri, aga suunavad. Kui me võrdleme ennast teiste riikidega, kaugele ei läheks, Läti, Leedu, Soome, siis viimase 4 aasta jooksul see arusaam on tekkinud, et peavad olema prioriteetsed valdkonnad, kus riik panustab, muudab seadusandlust, pakub adekvaatset regulatsiooni ja panustab. Leedus olid tehtud väga konkreetsed otsused, näiteks finantsvaldkonnas. Muudame seadusandlust, loome bürokraatia aknad, kutsume, töötame investoritega. Ma arvan, et viimase 20 aasta jooksul igas koalitsioonilepingus oli sõna või siis lubadus, kaasame investeeringuid. Aga süsteemset tegevust ei olnud kunagi. Leedu näitab, et see on võimalik. Finantssektor, välisfinantssektor tuli. Lühikese aja jooksul 300 finantsettevõtted on tulnud turule. 8000 töökohta, kus on tipptasemega palk. See kõik päriselt mõjutab majandust. Ja see ei ole ainuke valdkond. See ei ole nii, et meie majanduses pakume praegu mida, tuleb tehisintellekt ja lahendab ära. Et selleks on vaja natuke ka enda intellekti. Yes. On vaja teha valikuid, ja see on tihti ka risk, aga vastutuse tuleb võtta, mis on need valdkonnad, mis saavad olla majanduse vedurid. Ja Leedus sellised valikud on tehtud. On see keemiatööstus, on see finantssektor, on see transport, logistika. Riik panustab, riik loob süsteemi ja siis tuleb ka armastus. Ja nüüd armastusest rääkides. Et see võib olla mõnikord kõlab naljakas, et keskealised mehed, no võib-olla isegi mitte keskealised, päris vanad mehed räägivad demograafiast. Mina ei ole vana. Ma sain 50 alles. Endast räägin. Aga tegelikult täna, et see ei ole mingi üldfilosoofiline probleem. See on matemaatiline probleem. Viimased 35 aastat ei olnud ühtegi aasta, et sündimuse koefitsient oleks 2,1. 4 aastat tagasi see oli 1,4, täna on see 1,1, 1,2. See on matemaatiline prognoos, see ei ole mingi paatos. Matemaatiline prognoos, kui niimoodi edasi läheb, siis 20 aasta pärast meil on demograafiline auk. Aga tagajärjed on juba praegu. Ja see peab olema meie rahva jaoks peamine prioriteet. Ja see kindlasti ei ole nii, et saab lahendada probleemi ainult toetustega.
Ei ole nii. Aga vaatamata sellele, täna Eestis demograafiline kriis on üksikema näoga. Meil on 30 000 üksikvanemat, kellest 50% elab vaesuses, 38 suhtelises vaesuses, 11 absoluutvaesuses. Nendes 90% on naised, loomulikult. See on täna reaalsus. Rääkida sellest, et saada elatist, see ei ole kohtuprotsess, see on kohtusõda, mida tuleb läbida. Ja selliseid probleeme igas valdkonnas, haridus, meditsiin, sotsiaaltoetus on väga palju. Kui neid probleeme me ei lahenda, siis demograafia kriis on see, mis sööb meid järgmised aastad ja me lihtsalt sellest ei saa veel. Aitäh! Ja nüüd Lauri Läänemets. Jah. Sotside 2-3 olulisemat mõtet järgmiseks valitsemise perioodis. Lähtudes, väga palju võib rääkida igavesest asjadest, aga lähtudes nüüd sellest loogikast, et inimeste heaolu tagamine ja kasvatamine ja mitte kindlasti ainult neil, kellel on, kes rohkem puudust kannatavad, vaid me räägime ikkagi keskmisest perest, Eesti perest alati ja majandus siis võiks sellele pealkirja panna, et kompromissitu keskendumine investeeringutele. Ja see tähendab järgmist, et kõigepealt kompromissitu keskendumine investeeringutele inimvarasse. Et me teame ükstapuha, millist majandusinimest me kuulame, ka täna siin tegelikult väga paljud rääkisid sellest, et vananev ühiskond majanduse mõttes, pikaajalise kasvu mõttes vajab võimalikult kaua inimesi tööturul. See tähendab jutud sellest, et me võtame tervishoiust raha ära, tähendab seda, et me võtame tööturult inimesed ära. Nad on rohkem haigemad, vähem tööturul, vähem panustavad. Ehk siis investeeringud tervishoidu, investeeringud haridusse, mis tähendab siis tegelikult haridusliku ebavõrdsuse pidurdamist, tagasikeeramist ja mis tähendab tegelikult tasuta kõrghariduse kättesaadavust kõigile inimestele. Siis investeeringutoetused tegelikult ettevõtetele, mitte ainult rahalised investeeringutoetused, aga toetused ka selles mõttes diplomaatilised toetused, kõik need asjad ja ma ütleks ka jätkuvalt kompromissitu investeeringute toetamine ja ettevõtete tegevuse toetamine, et kui me vaatame nüüd jõukaid majandusi, maailma jõukaid majandusi, et maailma konkurentsivõime top, ma ei tea, 6 seal niimoodi erinevad majandused liiguvad, seal on Taani, seal on Iirimaa, Singapur, neid kõiki riike iseloomustab üks asi. Mitte ainult ettevõtted ei ole investeeringut teinud, vaid riik on seadnud prioriteete, avaliku raha eest on tehtud koos ettevõtjatega investeeringuid. Selles loogikas me räägime. Ja lõppkokkuvõttes investeeringud energeetikasse, sest see on Eesti majandust täna üks olulisemalt pidurdav asi, investeeringud siis kaasaegsesse kättesaadavasse siis elektrisse, elektri tootmisesse. Ja ma siia teise asja tooks juurde siis lisaks neile investeeringutele loomulikult julgeoleku pool, aga julgeolek mitte ainult siis sõjalises loogikas, vaid julgeolek laiemas tähenduses, siseturvalisuse tähenduses, sest ja julgeolek inimeste turvatunde tähenduses. Ja turvatunde juurde ma paneks selle sama, mis siin korra kõlas, ja mida ma arvan väga palju tänasest publikust ka tegelikult tunnetab ja siin sellel debatil on arutanud, mis on keskkonna ja kliima küsimused. Sest me võime rääkida laste sündivusest, et me peame siin ainult toetused ja lahendused, aga küsimus on turvatundes. Küsimus on selles, et kas ma saan olla kindel, et kui mul see laps siia sünnib, et tal on tulevikus need võimalused, siis me ei saa eitada selliseid probleeme, mis panevad seisma kliimamuutused, mis panevad tänasel päeval seisma tuumaelektrijaamad Euroopas, mis paneb liikuma rahvad Euroopas. Muideks, et Martin Helmele minu arvates probleem, millest Martin Helme räägib, kliimapõgenikud või põgenikud, aga see immigratsioon on vale koha peal. Martin Helme vaatab Aafrikasse. Esimesed kliimapõgenikud on Lõuna-Euroopast. 3-4 sellist suve ja tulevad prantslased, sakslased suure raha eest ostavad ära selle kinnisvara. See tõstab Eesti inimeste nagu kinnisvara hinda, teeb kodu kättesaamatuks, et kõik need asjad tulevad kliimamuutustest, seal on vaja reageerida, et see turvatunne peredele, noortele peredele tulevik oleks nagu tagatud.
Kuulge, lugu on arusaadav, valimisprogrammides reeglina see osa, mida te rääkisite, on alati suurte tähtedega ilusasti kirjas ja palju ilusaid mõtteid. Aga reeglina pärast valimisi hakatakse siis moodustama valitsust ja siis sünnib koalitsioonilepe ja kompromisside käigus kõigeks selleks heaks, millest te siin rääkisite, tuleb leida raha. Midagi jäetakse tegemata, midagi muudetakse. Räägime nüüd ka sellest, et kust see raha tuleb? Ehk siis, mida kärbite, millist maksu tõstate, kui palju juurde laenate, kust need ressursid leitakse? Alustaks seekord Mihhail Kõlvartist. Mina siis tean, kust raha võtta. Just! Ja, no tavaliselt poliitikud vastavad, et kaks võimalust, kas eelarvest aga te ärge olge tavaline poliitik. Või siis majanduskasvust. Te pidite midagi originaalselt ütlema. Ja, aga räägime asjast sisuliselt ka. No esiteks loomulikult maksusüsteemi tuleb muuta. Ja alustame sellest, et tahtsin öelda, tänaseks on õige aeg. See õige aeg oli juba palju aastaid tagasi. Progressiivse tulumaksusüsteemi kehtestamine. Kes siis rohkem hakkavad maksma? Rikkamad maksavad rohkem. Kes on Eestis rikas? Ja täna see ei ole mingi sotsiaalse õiguse küsimus. See on tegelikult majandusküsimus. Loogika on ju väga lihtne. Rikkamad hoiavad kokku ja hoiavad raha pankades või investeerivad Ameerika fondidesse. Vaesed tarbivad. Tarbimine on majanduse mootor. Kui me maksustame vaesemad, siis me sellega pidurdame majandusarengut. Kui me võtame rohkem raha rikkamate käest, siis me kasutame raha, mis tegelikult majandusele ei ole üldse kasulik. Kes see rikas teie jaoks on? Kes on rikas? Kes on rikas? Täna kahjuks me peame leppima sellega, et 27% Eesti inimestest elavad vaesuses. See on reaalsus. Ja 25-27%. Aga see on ka samamoodi majanduse ressurss. Ja mul on üks tuttav, kes saab 4000 eurot palka. Kas tema on rikas? Kas temalt Keskerakond võtaks raha? Ja, no vaadake, et ükski poliitika enne valimisi ei ütle, kelle käest võtakse raha. Kas te tahate käistuda niimoodi nagu üks kunagine peaminister enne valimisi ja siis Martin Helme ütleb ka teie puhul, et siis lugege mu huultelt, jah? Ei, mina räägin väga konkreetselt, et progressiivne tulumaksusüsteem on täna vajalik. See on kehtestatud peaaegu igas Põhja-Euroopa riigis. Räägime natuke ajaloost ka. Ärme pikka ekskursiooni tee. Jaa, aga vaadake, see on oluline taust. Suurbritannias esimest korda kehtestati progressiivse tulumaksu 18. sajandil. Saksamaal 19. sajandil. USAs aastal 1913. Prantsusmaal 1914. Rootsis aastal 1861. Ja täna... Reinsalu kuulab ja tal silm ka ei pilgu. Jah. Aga võib-olla seda saaks arutada pärast valimisi. Nüüd ma räägiks veel ka seda, et väga lihtne näide. Pangamaks on kehtestatud Lätis, Leedus, on kehtestatud Poolas. Oli palju juttu sellest, et kui tuleb pangamaks, see tekitab finantskriisi. Ei ole seda. Ükski näide seda ei tõesta. Aga me teame, et meid ootab jälle Euribori kasv. Ehk siis tulud, pankade tulud hakkavad jälle kasvama. Ja see raha ühiskonnale tagasi ei tule. Te olete kuidagi nagu armunud Leedusse. Mulle tundub, et Keskerakonna uus slogan võib olla, et Eesti ole nagu Leedu. See on sotsid võimul. Ja ma tuletan meelde, et see tähendaks kuni 500 miljonit aastas. Et see on see raha, mida reaalselt saab lugeda. Ehk siis progressiivne tulumaks ja pangamaks. Lauri Läänemets, mida sotsiaaldemokraadid, millest teie olete valmis loobuma? Kas nüüd on loobumise koht või küsimus? No ma saan aru, astmeline tulumaks on tulu. Ei, no see pigem on, kust see raha tuleb. Jaa, kust see raha tuleb, et räägime sellest poolest, et millest me oleme valmis loobuma ja kindlasti kavatseme seda teha sellest regressiivsest maksusüsteemist,
mis täna Eestis on, ja vahetame selle või muutma selle progressiivse vastu, mitte ainult tulumaksu loogikas, vaid üldises loogikas, sellepärast et ma ei tea mitte ühtegi ühiskonda, kes saab jõukaks sellest, et vaese inimese maksukoormus on kõrgem kui jõukal inimesel. Kes see rikas teie jaoks on? Üldiselt maailma tasemel öeldakse niimoodi, loogika on selline, et 1% kõige rikkamatest nimetatakse ülirikkaks ja 10% kõige rikkamatest on siis rikkad. Aga loomulikult see progressiivsus on ju nagu astmeline ja kus see Eestis algab, lihtsalt tuletage meelde? Meil ei ole mõtet nagu sellest rääkida, sellepärast seda te hakkate peale valimisi. Ei vaadake, et see ongi lõpuks ju kompromisside kunst ja kellegi nagu surnuks maksustamine ei ole ka nagu lahendus, aga me peaks nagu mõnest printsiibist rääkima, et esiteks see nagu loogika ju meie vaatest on selline, et kui inimene, siin räägitakse hästi palju räägitakse maksude langendamisest, et see kuidagi päästab meid, mina ei tea mitte ühtegi maailma riiki, kes oleks ennast jõukaks ja edukaks nagu kärpinud. Et ma tean riike, kes on jõukaks edukaks ennast investeerinud ja jõukaks edukaks investeeringuks on raha vaja ja meie loogika on selles, et sa ei saa võtta raha sellelt, kellel ei ole, kelle toimetulek hakkab kannatama, saad võtta sealt, kus kohas seda on ju. Ja seda tuleb mõistlikult teha, see vääribki nagu ühiskondlikku debatti. Aga seda on kogu aeg proovitud ju. Seda tegelikult Eestis kahjuks pole tehtud, et meil ikka parempoolsed on ruulinud siin varasemalt, aga... Ja ma mõtlen seda, et võetud on kõigilt, kellel on võimalik võtta. Võetud on neilt ka, kellel ei ole võimalik võtta ja seda on palju tehtud kahjuks. Aga nüüd teine nagu loogika on selles, et mõtleme nüüd tavalise inimese või keskmise Eesti pere peale. Et teile võib tunduda, et Lavly Perling tuleb, ütleb, et teile jääb raha rohkem kätte, et me langetame makse. Ilmselgelt riik teeb midagi vastu ka vähem, on ju. Et suure tõenäosusega tuleb see kärbe siis haridusse, tervishoiu mujale ja te saate maksta siis, kujutage ette, saate maksta arsti juures 5% oma ravikuludest näiteks kinni. Et üksik isikule on see lõpuks kallim, kui maksta see väikene protsent nagu maksu rohkem, on see nagu loogika ja printsiip. Ja kui keegi täna oleks siin kuulanud, ma ei tea, kas teist keegi kuulas, võib-olla Kristina kuulas, et siin oli palju eksperte, mõned poliitikud oli ennem rahanduse teemal, riigi rahanduse teemal debatt ja Rahandusministeeriumi ametnikud ütlesid, et sõbrad, kui keegi räägib, et maksude alandamisest tuleb majanduskasv, siis nad tõid siin nagu numbrilisi näiteid, ma soovitan järgi kuulata. Nad tõid selle näite, et seda proovis Suurbritannias ka üks peaminister hiljuti, et kogu turg reageeris sellele vastupidiselt, see peaministri amet jäi mingisuguse 3 või 4 päeva juurde. Ehk siis jutt, et lihtsalt sa kärbid ennast rikkaks, ma ei ole ühegi ettevõtja puhul näinud, et oleks ennast rikkaks kärpinud, on ju, ja ühegi riigi puhul, et me ikka räägime sellest, et investeerime ja kui mina jõukama inimesena, on ju, et või mida jõukam sa oled, mida rohkem sa panustad, tegelikult ka majandusloogikast sa saad rohkem tagasi, kui sa väiksema sissetulekuga, nii et me ei peaks võtma maksu maksmist kuidagi karistusena või kuidagi piiranguna, vaid ta loob ju uusi võimalusi, et millegipärast Põhjamaade ühiskond, et iga inimene Põhjamaades või enamus inimesi Põhjamaades nagu saab sellest aru, ta küsib, et mis me sellest vastu saame. Debatt peaks olema, et investeerime, kus kohta, mida me nagu tahame saada, sellest koos tehtud investeering on ju suurema nagu võimendusega kui üksi tehtud, on ju, üksik inimesena või ettevõtjana. Lavly Perling, teie mõtted sellel teemal? Ma istun siin ja kuulan. 6 erakonna esimehed kannaks nagu ette 2023 parempoolsete valimisprogrammi. Kõik räägivad majandusest. Mäletate, tookord me olime ainsad. Me rääkisime, et kui me täna ei tee neid otsuseid, et me hakkaksime, ma lihtsalt tuletan meelde, et me oleks nagu samas infoväljas, et ma tahaks küsida, kuigi ma ei ole saatejuht, aga miks te seda kõike ei, et kui te täna räägite seda kõike, miks te seda ei teinud, härrad ja prouad? Et see oli mu esimene küsimus, aga nüüd ma tahan jõuda selleni, sest me rääkisime investeeringute meelitamisest, me rääkisime fookusvaldkondadest, me rääkisime bürokraatia vähendamisest, me rääkisime sellest kõigest riigieelarvest, mis on teel kaosesse. Me peame hakkama täna otsustama, aga pole hullu. Me oleme siin ja me täna ütleme, et küsimus ju oli see, et mis te teete, kus te võtate, millest te loobute, mida te kärbite. Ma taaskord ütlen, et härrad ja prouad, kus on teie kärpeplaanid, kui te täna nagu üldse räägite kärpimisest? Parempoolsed on hästi selgelt öelnud, et kui me räägime kasvust, sest kasvu taga on kõik.
esimene kiht kaitses on see, kas inimesed usuvad sellesse riiki, kas inimesed usuvad, et siin riigis on tulevik. Selles mõttes ei ole see kasv ja majanduskasv ainult majanduslik mõõde. Selle taga on julgeolek, selle taga on kindlustunne. 3 asja, ütlen numbrid ka. Kui te kärpimisest räägite, kohe ma luban lõpetada, aga kultuurivaldkonnast, no palju te võtate? Sotsiaalvaldkonnast, palju te võtate? Ma kohe ütlen, meie oleme oma kärpeplaani esitanud, soovitan teistel ka teha. Meil on väga selgelt plaan. Esimene on külmutada riigi kulud aasta 2026 tasemele. Teiseks, numbrid, kuidas riigi kuludega kõik nagu indekseeritud kasvud peatades on võimalik aastaks 2030 tõmmata kokku 1 miljard. Meil jääb miinus, aga paneme selle investeeringutesse. See on realistlik, soovitan vaadata arvutusi, see on võimalik. Ja ma ütlen veel kärbetele juurde. Kärped ei ole eesmärk omaette, sellega ma olen Lauri jumala nõus. Kas te päriselt lähete valimistele lubadusega, et õpetajate palk ei tõuta? Ei, vastupidi, kui te kuulaksite meid, siis te saaksite aru, et me räägime, et riigi kulud tervikuna tuleb külmutada, me räägime, et sealt tuleb välja pensionid, õpetajate palk, turvalisus, julgeolek. Te tegelete sellega, et te ju ei pane mitte õpetajate palkadesse, vaid betooni järjekindlalt haridusraha. Vastupidi, me tahame nagu öelda, et kõige selle kõrvale tulevad teha suured reformid, mis tuleb ära teha. Et kui me räägime tervishoiust, ma kuulan hämmastusega, kuidas päriselt Reformierakond ütleb, et nad jätavad selle järgmisele valitsusele. Kõik näevad, mis toimub tervishoius. Et need suured reformid tuleb ära teha ja see sama sotsiaalsüsteemist lahti sidumine, muideks demograafiast rääkides, me käisime välja oma demograafiapoliitika mõned päevad tagasi ja seal üks punkt on hästi selge. Üksikvanematele appi minek, see süsteem jälle ei ole mitte retooriline sõnakõlks, vaid see on see, et tõesti üksikvanemate puhul on vaesusesse langemise risk väga suur. Me käime välja plaani, kuidas need üksikvanematele lähebki riik appi, aitab nendele tõepoolest, need, kes vajavad abi, mitte ei raisata raha kõigile, see on ju parempoolsete iva, vaid neid aidatakse, kes abi vajavad ja riik siis omakorda oma masinavärgiga võtab ja küsib raha nendelt, kes jätavad oma vanemlikud kohustused täitma, et uskuge, need perekonnad ja need enamasti emad on valmis ka järgmisi lapsi saama. Väga hea. Kristen Michal, kas teil ja Reformierakonnal on kärpeplaan? No me isegi praktiliselt teeme neid kärpeid. No kuulete, nüüd ma ütleb lihtsalt vähe. Kogu seda nagu entusiasmi ei taha vähendada, et ega 212 päeva on vaja seda auru kütta, et kõik on väga valesti Eestis, et ei ole hullu miskit. Et kõigepealt Kaja valitsustest saadik, et ükskõik kuidas seda arvutada, umbes 1,5 miljardit on erinevaid kärpeid tehtud, avalikus sektoris 10% ja välja arvatud sisejulgeolek, kaitse, pensionid, nii edasi. 5 valdkonda, kus saime tõsta palku, oli haridus, kultuur, politsei, pääste, kaitses ja erihooldes. Et tegelikult me oleme tõmmanud väga hoolega koomale ja tõmbame veel. Et see on praktiliselt kärpejutt on, ma muidugi rõhutan praktikuna nüüd, eks ju, väga palju on teoreetikuid siin ümber, et praktikuna, et see on väga populaarne selle hetkeni, kuni sa hakkad seda tegema, sest ühiskonnas on see, et võtke raha, vot see on vale koht, kust võtta. Mitmendal kuulde aru saite sellest? Ma sellest hoolimata jätkan kärpeid koos Kristinaga ja nagu te näete, me näeme välja poliitikas nagu pommivööga tegelased, eks ju. Aga ütleme nii, et sellegi poolest tuleb kärped ära teha, eks, et seda raha on mujal vaja, kaitsesse igale poole mujal ja veel kord ajaloo jaoks on vajalik. Aga mõned asjad ma siiski keeraks õigetpidi ka, et siin on nüüd hästi palju sellised müügimehi tulnud, eks ju, kes räägivad, et Eesti õnn ja edu peitub selles, et me hakkame tublimaid kõrgemalt maksustama neid rikkaid. No ma siis meenutan lihtsalt ajaloo mõttes juhuks, kui kellelgi pole meeles, et selle aasta 1. jaanuarist me kaotasime astmelise tulumaksu. See, mida nemad kutsuvad progressiivsest. See on sotside, Isamaa, Keskerakonna ühine kanapõder, maksuküür. Ja kus see algas? Keskmisest palgast. 1200 kuni 2100. Nii et see tegelikult tähendab seda, et see rikas inimene, kõik võivad oma sissetulekule nüüd arutada, on umbes keskmisest palgast, on see siis, kes hakkab nende arvates rohkem maksma. Kas ma sain praegu mina pakun välja, et igal juhul meie ei toeta astmelist tulumaksut, oleks klaar. Meil on ühetaoline tulumaks, kes tahab olla tublim, ise pingutada, nagu Eesti edulugu on olnud, selle peale võib loota. Me tegelikult hoiame riiki selle sama maksukoormuse juures, kui te küsite, millest loobume maksud tõusudest ja astmelisest tulumaksust, loobume ka pensionite kärpest, mida Lavly Perling väga hoolega advokeerib. Sellest me igal juhul loobume. Kas midagi uut on ka või põhimõtteliselt jätkub nii nagu praegu? Kindlasti on ka midagi uut. Aga uudised, nüüd on uudiste aeg. Seadke ennast valmis. Eelarve debatt hakkab augusti lõpus. Martin Helme.
Ja. Te juba loobumistest alustasite, ma saan aru, nimekiri on pikk, palun jätkata. Ma nagu kuulan ja esiteks ma mõtlen, et Lavly Perling räägib hingestatult mitte millestki kogu aeg. Esiteks, meie majandusprogramm, meie 23. aasta programm keskenduski odavale energiale, madale maksudele, hoiatasime maksutõusude eest ja kõigest sellest, rääkisime kõigest sellest. Ja siiski saime erinevalt parempoolsetest ka hääli. Aga nüüd, kui ma olen selles osas nõus, mida praegu Kristen rääkis, et vaata igaüks, ma ei lähe, et ma ei neela seda konksu alla, et teeme järgmistest valimistest mingisuguse vastasseisu, kas astmeline või mitte astmeline tulumaks, sest et kõigepealt keegi ei ütle sulle, kus see aste on. Et nad ei ütle ju, et tegelik kõrgem maksuaste algab juba sealt 1800 või 2200, mis tähendab seda, et praktiliselt see keskmine Eesti inimene ongi suurepalgaline, et kui Lauri räägib, et tema kõrgepalgalise inimesena siin on nõus rohkem maksma. Kulla, Lauri, sina oled avaliku sektori kõrgelt maksustatud pakskass. Sinul ei ole selles osas sõnaõigust, eks ju. Sina ei tooda mitte midagi peale sõnavahu. Martin, aga mis sul palk tuleb? Aga ma ei aja sellist kelbast, et oi, mul, võtke. Mina teen oma palga eest kõvasti tööd. Teie ei anna aga ma tahan, ja siis räägib Lauri midagi investeeringutest. Riik peab investeerima. Lauri, tee endale elementaarsed numbrid selgeks. Riik investeerib umbes 1/10 sellest, mida erasektor investeerib. Et palju sa siis tahad erasektorilt raha ära võtta, et sa saaksid ise valida, mida nüüd teha ja mida mitte teha. Et ära tee seda. Las erasektor investeerib ja ära maksusta neid ennem vaeseks selle pärast. Nüüd Liz Truss, kellest sa rääkisid, kes kukutati tõesti Londoni pankade poolt, ei olnud mitte 3-4 päeva võimul, vaid 6 nädalat. Ja see oli tõepoolest väga kurb, et ta kukutati, sest et tal oli see plaan, mida meil kõigil vaja on. Mida teie räägite kõik, on ju see, et kogu aeg tuleb kulusid suurendada ja me kogu aeg peame otsima juurde, kuidas neid kulusid katta. Aga Eesti riigil ei ole tuluprobleem, Eesti riigil on kuluprobleem. Michal räägib meile rõõmsalt, kuidas me siin 2 pommivööga inimesed kärbivad juba aastaid, aga alates sellest ajast, kui mina andsin Kaja Kallasele eelarve suurus oli alla 12 miljardi. Martin, ära sinna mine, su arvutusoskus pole ajaga paranenud. Aga neid numbreid võid kontrollida. Alla 12 miljardi oli eelarve, kui Kaja Kallas alustas. Seal oleks võinud Mart Helme vilgutada taskulambiga selle augu põhjas. Ma ei seganud sind. Nüüd on eelarve. Veame kihla, te tulete üle 20 miljardilise eelarvega sügisel, eks? Te olete 2-kordistanud kulu poolt 5 aastaga. Nüüd rääkisid siin ennem midagi sellest, kuidas avatud majanduskeskkonnas meil ongi raske. Ei ole Soomel sellist tohutut majanduslangust olnud, ei ole sellist laenurallit ei olnud, ei ole Lätil, ei ole Leedul. Kõikides nendes riikides, erinevalt Eestist, on olnud reaalpalgu kasv viimase 5 aasta jooksul. Numbrid on ohtlikud. Vaata laenukoormust riikidel. OECD numbrid näitavad sellest päevast, sellest kvartalist alates, kui Kaja Kallas tuli võimule, kuni selle aasta esimese kvartalile, kui tegite kõige suurema võidu maksulangetuse, on Eestis palga ostujõud kasvanud 0,1%. 0,1%. Lätis on kasvanud 7 või 8, Leedus on kasvanud 9, isegi Soomes on meist rohkem kasvanud. Meil ongi olnud ju tegelikult sissetulekute külmutamine teie võimu ajal 5 aastat. Nüüd, kui te küsite, mida me siis loobume, millest me loobume? See sama Lättemäe, kes siin debatis rääkis, kuidas poliitikud ei oska arvutada, ta ise ei oska arvutada. Ta oli Rahandusministeeriumis, sõdis kõikidele maksulangetustele vastu, mille me tegime ja ometi tegime aktsiisilangetuse, aktsiis hakkas paremini laekuma, tegime diisliaktsiisilangetuse, hakkas paremini laekuma, mitte ainult diisliaktsiis, vaid ka tulumaks ja käibemaks ehk riigieelarve tulu suurenes. Et ei ole mõtet tulla rääkima, et ei saa langetada makse, sest siis tekib auk eelarvesse. See auk on ainult ajutine, pärast läheb paremaks. Aga ma tahan veel üks trollnumber, mille Lauri välja viskas. Oi, siis me hakkame õpetajate palkasid kärp. Ei, lõpetame selle häädemeeste rahvusvahelise raudtee ära. Lõpetame ära roheenergiale 100 miljonite peale maksmise. Lõpetame ära Ukrainasse 100 miljonite korruptsiooni pesasse uputamise ja meil jääb üle miljard kohe. Selge, kärpeplaan teada. Urmas Reinsalu, kuidas teil? Mis on Isamaa kärpeplaan? Kuulan ja imestan, igal linnul oma laul. Mis laul on teil? Lauri Läänemets ütles, et maksude alandamine ei elavda majandust. Üldplaanis oli see nõnda.
aga me oleme näinud inimkonna, kaasaegse inimkonna jaoks vastupidist eksperimente. Majandusseisaku ajal kümned ja kümned uued maksutõusud. Ja selle eksperimendi tulemusi oleme me kõik, kogu Eesti, omal nahal tajunud. Ostujõu languse, inflatsiooni ja tegelikult majanduskasvu pidurdumise ja majanduslanguse näol. Seesama valitsus oma analüüsides nägi ette viimase 3 aasta jooksul 9% kõrgemat majanduskasvu konsolideerituna, kui tegelikult oli. Selle tulemusena jäi laekumata ka riigieelarves sellest nii-öelda alla potentsiaali prognoositud majanduskasvust üle 1,5 miljardi euro maksutulu. See tegelikkuses, kui me kõneleme praegu, et ravida seda majandususalduse kukkumist, kus me viimastel aastatel oleme olnud. Ja minu seisukoht on, et nii-öelda uute maksutõusudega majanduse tõusule viimine ei, see oleks selle sama vea kopeerimine. Eesti ei vaja eksperimente. Ei eksperimentidele on minu sõnum. Nüüd teine küsimus, mis puudutab meie rahanduse ja majanduse väljavaateid, loomulikult meie rahanduse tuleviku perspektiiv on jätkusuutmatu. Seda tegelikkuses möönavad eksperdid ja moel või teisel peavad seda ka tunnistama viimaste aastate otsuste pinnalt ka poliitikud. Reformierakonna maksuküür, millest te panite tähele, meie armas peaminister nii hingestatult rääkis, tähendab järgmise 4 aastana sisuliselt laenurahaga doteeritavat maksulangust 2,5 miljardit eurot. Näete, kui lihtne see oli. Üks otsus, tore on rääkida arvamusfestivalil, aga riigile võetakse laenu järgmise 4 aastaga 2,5 miljardit ja maksuküür on nende oma, kes selle tegi. Mööname Isamaa, sotside Keskerakond või tegi Reformierakond. Härra Michal, ka see on eksperiment. Vektor näitab, et teie tegite. Paraku tuleb tunnistada, et eksperimentide läbiviimine ka riigile rahanduslikus olukorras, keerulises olukorras ei ole olnud vastutustundlik. Jah, maksulangetus on väga vastutustundlik. Inimestel on raha vaja küll. Mis on 2 asja, kus siis tegelikult loobuda ei kavatse, maksutõuse ei tahaks küll toetada. Teine küsimus, mis puudutab seda, et kuidas meil nüüd järgmiste aastate vaates me suudame ka seda nii-öelda niisugust defitsiidi olukorda ületada. Alternatiivi ei ole majanduskasvu stimuleerivale poliitikale ja järgmise eelarve perspektiivi vahendid peavad olema just nimelt suunatud sellele missioonile. Kahjuks ma projektdokumentidest seda käsitlust ei näinud. Ja teiseks peab olema ka arusaamine, et riigi jõukohasest elamisest. Et kui siin kõneles peaminister kulude vähendamisest, siis ma võtsin välja, eksperdid on välja võtnud, 24 tegeliku riigikulude käitmise versus 26. aasta eelarve, valitsemiskulud, nii nagu seda valitsus ise on defineerinud, on kasvanud 1,9 miljardit. Ei ole suugi vähenenud. Nii et minu sõnum on selline, et ka riiki tuleb jõukohaselt majandada. Et sellega paraku valitsus on kõnelenud, on olnud palju kisa, aga vähe villa. Reinsalu, tõlkige natukene. Meid vaatavad ka inimesed, kes sellest suurest keerulisest jutust alati ei pruugi aru saada. Milleks nad valmis peavad olema? Mis see Isamaa plaan on? Isamaa plaan on väga lihtne. Aga tehke lühidalt. Esiteks tuleb riigi poliitikas taastada majandususaldus ja see on alus majanduskasvuks. Kes peab rohkem maksma ja kes vähem saab maksta? Majandususaldus meil lõhuti ära sellega, et viidi läbi tõmblev ja eksperimenteeriv maksupoliitika. Järelikult see tuleb lõpetada. Esimene lähtekoht. Meil küsimus ei ole mitte toetustest, mida siin kõneletakse ettevõtlusele, ja valitsus näib ka, annab nii-öelda suunab toetuste raha ettevõtlusele. Esimene sõnum ettevõtjatel, investoritel on see, jätke meid rahule oma eksperimentidega. Ja minu sõnum on, et ka nii-öelda see eksperiment, mida me oleme läbinud, me peame sellest ühiskonnana suutma õppida. Ja kahtlemata 27. aasta valimiste järgselt just nimelt eksperimentidest tuleb hoiduda. See on esimene lähtekoht usalduse taastada. Kristina Kallas. Ja mitte ainult Lavly, aga Urmas ka palju räägib ja mitte midagi ei ütle, et ma ei saanudki aru, kust see majanduskasv tulema peab.
Teid tuleb võimult kõrvaldada, mu kallid. Sellest hakkamegi peale. Esimene lähteülesanne. Näed, konkreetne lubadus. Ma tõlgin inimestele võib-olla kõiki neid keerulisi asju selleks, et eelarve defitsiit, mis meil täna kaitsekuludega seoses on väga suureks kasvanud tõepoolest. See oli Reformierakonna maksuküüru projekt, millega see tekkis. Selleks oleks vaja majanduskasvu umbes 7–10% aastas. Ma ei tea, mis imega sellist majanduskasvu suudab Reinsalu välja võluda, aga oleks väga tore neid ideid kuulda, hea meelega, ma arvan, kuulaksime. Teine asi, mis puudutab progressiivset tulumaksu, meil on Rahandusministeeriumil olemas väga tore masin, mis arvutab välja soovide pealt, et pange 3000 euroga inimesele sissetulekule kõrgem tulumaksumäär, mis riigieelarvesse siis selle peale juurde laekub. Ja ma proovisin ära, et kui tõsta 3000 eurose palgaga inimesel tulumaksumäär 24% peale 22 pealt ja 5000 eurose palgaga inimese tulumaksumäär 27% peale, et mis siis riigieelarvesse sellest laekub? Sellest laekub 63 miljonit selle pealt ja me saame sellega ühe korra tõsta õpetajate palka 10% ja kõik, ja siis on raha otsas. Aga see mõju tegelikult nendele inimestele, kes saavad 3000 ja 5000 eurot palka, on üüratu. Ehk siis nende võimalus tegelikult oma elu eest otsustada mõjub väga negatiivselt. Nüüd inimesi, kes töötavad ja töölepinguga tööl on ja töömakse maksavad nii sotsiaalmaksu kui tulumaksu, aina kahaneb, sest teistsugused töötamise vormid on aina levinumad. Nii et mida rohkem me maksustame tööjõumaksudega progresseeruvalt kõrgema palga saajaid, seda tõenäolisem on, et inimesed töölepingu vormist üldse loobuvad ja liiguvad absoluutselt teistsuguste töötamise viiside juurde. Nii et tegelikult see progresseeriv tulumaks tundub õiglane ja mulle isegi kohati tundub, et oleks väga sümpaatne, aga numbrid selle taga tegelikult näitavad ikkagi seda, et seda ei ole mõtet teha. Aga mis on see üks asi, millest siis Eesti 200 on valmis loobuma? Mis on Eestis mõistlik teha, on mitte tööjõumakse tõsta või tööjõumakse langetada ja jätta teised maksud muutmata, vaid selle maksustruktuuri sees muuta seda maksustruktuuri. Ja ma selgitan, mis see tähendab. Ma arvan, et Eesti 200 mõte on see, et me peaksime küll vähendama tööjõumakse, aga selle arvelt tuleks suurendada varamakse. Ja uued maksud. Nii automaksuga on, nüüd tuleb kinnisvaramaks. Just, lisaks automaksule viia sisse ka kinnisvaramaks. Mis tegelikult, aga inimesed, kes palgatööga raha teenivad, täna maksavad ebaproportsionaalselt suurt koormust meie maksutuludesse ja varamaksud on meil väga madalad. Oota, mul on üks teine maksuidee veel. Ma luban, et te saate jätkata. See varamaksu idee lihtsalt on nii hea, et mulle tundub, et kes on selle poolt, et Eesti võiks saada varamaksu, et võiks näiteks siis ikka iga korteri ja maja vara maksustada. Tõstke käsi. Tõstke käsi. Kes on varamaksu poolt? Ja nüüd langetage käsi. Paljudel on vara. Debateerid ja nüüd tõstke käsi see, kes arvab, et varamaks on halb mõte. Ja kõik need, kes arvasid, et nemad ju ei oma vara, et nemad ei pea seda maksma ja avastavad, et kurat, üürid on kõrgeks läinud. Vabandust, kui korra tohib, 4 korda. Aga ma ei saanud veel lõpuni rääkida. Ma igaks tuletan meelde, et mõte oli selles, et selle võrra tööjõumaksud langevad tegelikult. Ehk siis tulumaks, palgatöö pealt makstav tulumaks siiski langeb, kui me kinnisvaramaksu. Aga ma igaks juhuks, kuna meil on televaatajaid ka, vist oli pooleks enam-vähem. Jaa, oli enam-vähem pooleks, jah. Ja teine on ikkagi saastaja maksab põhimõtte palju jõulisem sisseviimine, ehk siis keskkonnatasude tõstmine nendele tegevustele, mis on saastavad. Ja seal meil on Eestis ruumi veel kõvasti minna, kui meil on vaja päriselt saada tulu. Siis sa pead meile ära ütlema, mis asi on saastamine. Kas see, kui ma panen oma autot paaki diisli või bensiini, kas see on saastamine, et seda tuleb veel rohkem maksustada? Ma arvan küll, jah. Nii, ja siis, mis puudutab kärpeid, siis mina tunnistan ausalt, mina 3,5 aasta jooksul, mis me valitsuses olnud oleme, me oleme üle miljardi, ligi 1,5 miljardit tegelikult kulusid kärpinud. Ma ei näe enam seda kohta, kus Eestis oleks veel võimalik sellises ulatuses kärpida, nagu siin on pakutud välja maksulangetusi. Ma lihtsalt seda reaalselt, päriselt, ausalt seda kohta ei näe. Sellepärast, et nii nagu maksutõusudest ei ole populaarne rääkida enne valimisi, on enne valimisi jube populaarne rääkida kärbetest, aga kohutavalt ebapopulaarne neid päriselt nagu ellu viia. Te olete 1,5 miljardit ära kärpinud ja riigieelarve kulud on põhimõtteliselt 2-kordistunud viime aasta. Kuidas see teil kokku saab? Riigieelarve kulude kasv toimub 3 sektoris. Kaitsekulud on kasvanud
kolossaalselt, haridusse on jätkuvalt kulusid pandud, on kõrghariduse toetust tõstetud, on õpetajate palkasid tõstetud. Ei ole ju kärpinud. Ei, aga see ei ole ju kärpinud, no. Ja kolmandaks üldkulu on kahekordistunud. Pensionid on tõusnud, pensioni indekseerimist ei ole keegi puutunud, iga aasta ligi 350 miljonit on puhas kasv, mis on pensionite toetuste peal. Muuseas, Lavly, kulude külmutamine 26. aasta eelarve tasemele tähendab, et mitte ükski õpetaja, mitte ükski päästja, mitte ükski haiglatöötaja ei saa kuni aastani 2030 palgatõusu. Te ei ole kärpinud. Tegelikult sa ütlesid praegu seda, te ei ole kärpinud, te olete eelarve sees tõstnud asju ümber, aga üldkulu suurendanud oluliselt. See on see, mis te teinud olete. Lauri Läänemets, teil on kogu aeg käsi püsti, aga tõesti üks lause, 2 lauset on... Vabandust, ei ole üks lause, et 3-4 korda on siin välja toodud seda. Et väga Lavly Perlinguga on oluliselt kergem minu arvates debateerida kui näiteks Urmas Reinsalu või Martin Helmega, sest populismi nagu loogika on täiesti teises kohas. Nad räägivad nagu asju, mis on nagu teineteisega vastuolus. Paluks konkreetselt näited, härra Läänemets. Ärge opereerige abstraktsiooni tasel. Ja konkreetsed näited, et Rahandusministeeriumi inimeste abiga ma täna vaatasin numbrid üle, et Urmas Reinsalu igal pool käib, räägib, kuidas nemad kärbivad 300 miljonit valitsemiskulusid. Me võtsime välja riigieelarves, valitsemiskulud on 320 miljonit eurot. Riigi paneb Urmas Reinsalu seisma, et see on tema lahendus. Ära usu seda, see on ainult üks ilus väike rida, mis on selle nimega, tegelikult kulud on suurem. Mina ei rääkinud, ma rääkisin nagu regressiivse maksusüsteemi muutmist progressiivseks. Ma ei rääkinud ainult astmelisest tulumaksust, on ju. Et see on palju nagu suurem Teil on üllatusi veel varuks. Kindlasti neid arutame kunagi debatti käigus, aga me peame aru saama sellest, et riigieelarves, et see debatt on selline, et riigieelarves enamus rahast kulub mõttetutele asjadele, on ju. Aga ei kulu, kui me võtame põhivaldkonnad, kus kohta läheb, on ju põhimõtteliselt pensionid, julgeolek, haridus ja tervis. Ja kui keegi räägib, ma ei tea, Lavly Perling ütleb, nemad kavatsevad €1 miljard makse vähendada olukorras, kus riigieelarve puudujääk on 2 miljardit eurot, puudujääk on siis kokku 3 miljardit, kujutage ette, et mida tuleb kärpida. Ei ole võimalik seda raha muud moodi saada, kui võtta tervisest ära, haridusest ära, pensionitest ära, julgeolekust ära. Selles mõttes see on ju populistlik nagu jutt, et te ütlete kärbite, aga tegelikult ei taha öelda, kust kohast, sest mujalt ei ole võtta lihtsalt. Sina tahad ju Rail Balticut edasi. Tahad Rail Balticut ära mehed või ei taha? Euroopa Liidu vahenditest räägid sisuliselt. Oma osalus on mitusada miljonit ka. Ühesõnaga, see asi on jumala käest ära, et tegelikult... Roheenergia subseerimine 300 miljonit aastas. Tahad jätkata või ei taha? Ära räägi seda juttu, et see on õpetajate palgad. Tahad tuuliku ja päikesemeestele edasi maksta 300 miljonit aastas või ei taha? Ära ütle, et see on politseinike palk. Teeme nüüd väikese pausi. Lavly Perling on viisakalt oodanud, anname lühikese repliigi ja siis Urmas Reinsalule ja siis ma loodan, et me liigume väga olulise teema juurde. Aga tõesti lühidalt. Ma ei saa lühidalt, me peame rääkima numbritest. Me peame rääkima numbritest, et kui sa, Kristjan, räägid nagu kärpimisest, et te kogu aeg kärbite, siis me teame, et iga aasta varem tõusis 1 miljard euro riigieelarve. Sellel ajal, kui te räägite kärbetest, on 600 miljonit. Ja see tähendab, et teiseks on ju, ärge hirmutage inimesi, lõpetage ära see päästjate ja õpetajate palk. Kui me lõpetaksime ära dubleerivad tegevused, kõik see, kus on see paks, loe meie kärpeplaani ja paku enda oma välja. Kusjuures ma tahtsin sind just tunnustada. Summasid ei tule kokku, Lavly, see on see teie mure. Summad on kõik olemas, loe uuesti. Et numbrid ja teine, kui kõlab see, et on justkui nagu makse vähendatud, ma ütlen jälle numbrid, 33,7 varem, 35,2. See on tegelikult see maksukoormuse kasv olnud viimastel aastatel. Ehk ärge rääkige kärbetest ja sellest, et te alandate makse, kui on vastupidi. Et kärpeid ei ole ja maksutõusud on olnud kolossaalsed. Lisaks sellele on riigivõlg ületanud 10 miljardi piiri. Et see on see reaalsus, kus me oleme, ükskõik mida me räägime. Kusjuures tahan sind vastu tunnustada. Mulle meeldib ka sinuga debateerida, sest meil on maailmavaade. Tundub, et te võite erakonna pärast debatti. Urmas Reinsalu. Ega ma olen Lauri Läänemetsaga nõus. Mis osas, kas selles osas, et te olete populist? Selles osas, et asjad on segamini praegu riigis. Ma arvan, et esimene lähtekoht on meil selguse taastamine riigi eelarve ja raha juhtimises. Meil on viimaste aastate jooksul, tuleb tunnistada nominaalselt, võrreldes sellega, milline on olnud eelarve, ette nähtud projektsioon, suurusjärgus 2 miljardit eurot jäänud kasutamata raha. Et esimene
ülesande püstitus on selles, et kõigepealt tuleb teha normaalne kulupõhine riigi baaseelarve ja võtta vastu 2028. aasta eelarve juba selle pinnal. Nüüd see, mis puudutab, et valitsemiskulud on 320 miljonit eurot, loomulikult on irrelevantne, et riigi palgakulud, majanduskulud ja mitte seadusest tulenevad, aga toetused, mida eraldatakse MTÜ-dele, ettevõttele on edasi, see on miljardites eurotes aastas ja loomulikult Euroopa Liidu vahendid, Urmas, selleks mõeldud, sihtotstarbeliselt, kus sa paned ettevõtluse toetuseks mõeldud vahendid, kus kohta sa paned need? Ikka ettevõtlusesse, nagu, kus kavatsed neid ära kärpida või kus kohta, ma ei saa aru, et no selles mõttes need asjad ei lähe ju kokku. Mis asjad ei lähe kokku? No see sinu jutt nagu päris eluga. Ma saan aru, et see majandusdebatt on ikka täiesti tõmbab vererõhu kõrgele, aga me tegelikult tahaksime rääkida ühest teemast, mis juba korraks laval jutuks ka tuli ja see on usaldus. Aga siis ühelauseline repliik Kristen Michal enne ja siis me läheme usalduse teemaga edasi. Olgu, ühelauseline. See on siuke pikk kiillause. Et maksukoormus on tõesti 35% veidi peale. 95. aastal oli see samamoodi. Tollal olid kaitsekulud 1%, nüüd on 5,4. Aitäh! Aitäh! Ja me tahaksimegi liikuda edasi siis selle debati viimase ploki juurde. Sest koalitsiooni läbirääkimised saavad tulema põnevad, kuulates teid. Väga palju erinevaid uusi maksuideid. Aga mulle tundub, et Eesti poliitikas, ja mitte ainult mulle, on üks suur probleem ja selle viimase pool tundi me võiksime pühendada sellele. Defineeri probleem. Siin on võib-olla hea tsiteerida Jevgeni Ossinovskit, kes siis kevadel mainis, et erakondade vaheline usaldus on erakordselt madal ja aastate jooksul läinud aina kehvemaks. Ehk siis, ühelt poolt on seda vähendanud Reformierakonna käitumine oma võimulike liitlastega ja teisalt teevad Isamaa ja Keskerakond presidendi valimistega valitsuskampaaniast sükest oma vastukampaaniat. Ehk siis, hea rahvas, see on taas kord see koht. Tõstke palun kõik käsi, kes arvavad, et meil on tänases Eesti poliitilises kultuuris usalduse puudumise probleem. Aitäh! Tõstke käsi, kes arvab, et seda probleemi ei ole ja tegelikult on usaldusega kõik hästi. Ma ei näe ühtegi kätt. Ma pärast küsin teie nime ka. Otsi meid üles. Ma soovin interveerida teid. Kuulsin ritsikate sirist. Aga see oli üks käsi ja suur kätemeri, et tundub, et probleem paistab olevat tõsine. Aga mida siis nüüd teha? Aga see on võib-olla selline vanade haavade parandamise koht, ehk siis me küsiksime, kas on midagi, mille pärast te oma erakonna nimel sooviksite... Või enda, jaa. Võib-olla erakonna nimel on lihtsam, kui ei julge enda nimel vabandada. Aga et kas on midagi, mille nimel te sooviksite vabandust paluda? Siin täna võib-olla lavalöölijatelt või rahvalt ja... Hakkame Kristina Kallast teist pihta. Kas ma püüan aru saada, kas see usalduse küsimus oli selle, ma ei osanud käest tõsta, sest ma ei saanud küsimusest aru. Ja ma ütlen ausalt, et ma ei saanud aru, kas see küsimus oli selles, et usaldus erakondade vahel on madal. Keegi ei usalda kedagi. Ma pean silmas, kui me jõuame ka nüüd selle teemaploki lõpuks presidendivalimisteni, siis kui jõuame. Sest võib-olla on pihtimus ja patukohetsus nii suur, et me ei jõuagi. Aga Kristina, kas on midagi? Ma arvan, et kui kellegi käest vabandust paluda, siis tõenäoliselt tuleb vabandust paluda ikkagi valijate käest, kes usaldasid ja arvasid, et on väga lihtne ära lahendada kaitsekulude tõstmisest tulenev eelarve probleem. Eesti 200 maksutõuse tõepoolest ei lubanud. Ja see vabandus, et meie usaldus meie vastu on kadunud, sellepärast, et me lõpuks läksime ja tegime siiski need maksutõusud, et ma saan aru, miks see usaldus selle tõttu kohe mureneb, aga lihtsalt reaalne olukord on selline, et sel hetkel, kui sa pead vastutust kandma hakkama nende otsuste eest, siis on sul palju ahtam valikute areaal kui see, mida sa arvad siis, kui sul tegelikult seda vastutuse kandmist ei ole. See on demokraatliku poliitika kõige suurem väljakutse. Kuidas saada mandaat ja Kaja Kallas oli väga aus, kui ta ütles otse-eetris, et kes see siis enne valimisi maksutõusudest räägib. Et demokraatliku poliitika kõige suurem väljakutse on see, kuidas saada mandaat
valijalt raskete otsuste ausalt ärarääkimisega. Väga keeruline ülesanne, minu arust ei ole mitte keegi suutnud seda veel ära teha, nii et ma ei tea, võib-olla parempoolsed nüüd proovivad, vaatame, kuidas aga ma korra täpsustan, kas te kõikide valijate ees palute andeks või ainult Eesti 200 valijate ees? Ei, kõikide Eesti valijate ees. Nii, Lauri Läänemets. Ma arvan, et vigade tunnistamine on mõistlik ja aus asi, et ja täiesti kindlasti sotsiaaldemokraadid neid vigu teinud on, et me ei ole imeinimesed on ja ma arvan, et kolleegid siin ka seda aja jooksul teinud on, aga kui mõelda sellele usaldusele või sellele, siis minu arvates see küsimus ei ole ju küsimus erakondadest, vaid küsimus on kogu selle ühiskonna toimimisest, et kui meil on viimased 30 aastat räägitud sellest, et igaüks peab iseendast olema, võitlema iseendast ja iseenda õnne sepp olema, siis selles jutus ja selles Eesti narratiivis ei ole olnud seda, et teeme koos. On ju, et me oleme kogu aeg, kogu riigi poliitikat, kogu riigi juhtimist, kõike üles ehitunud sellisena, et igaüks on individuaalne Oota, kas te süüdistate teisi erakondi või te räägite praegu sotside tegudest ja selle eest ma räägin seda, mis meil ühiskonnas juhtunud on. Et selles mõttes, et küsimus oli ju te palute kellegi teise eest vabandust? Vabandust, aga küsimus ei olnud ju, me võime nagu vabandust paluda, aga teie küsimus oli ju palju sügavam või kas on midagi, mille pärast te oma erakonna pärast vabandust soosite? Ja ma ütlesin ära, et neid vigu on sotsiaaldemokraadid kindlasti teinud, aga ma tahan nagu osutada sellele, et mis see põhjus on, kui me räägime erakondade vahelisest koostööst ja sellest usaldusest, siis see... Sinna me jõuame ka. Jaa, aga see küsimus oli lihtsalt... See eeldab ju ikkagi seda, et nagu kahetsete ka midagi... Ja, et võib-olla oleks pidanud mingeid asju pidurdama ja poliitikas ongi see väga raske, et näiteks meil oli niimoodi, et valitsus, mis algas siis koos Kaja Kallasega peaministrina on ju, koos Eesti 200 Reformierakonnaga, meil oli väga nagu tugev arutelu erakonna sees, et kas me läheme sinna, et me nägime ette, et kuna nad olid 2 peale saanud mandaadi 51 kohta Riigikogus, rahva tahe teha 1, 2, 3 asja ära, ega rahva tahet on minul erakonna esimehena aga raske vaidlustada ja me nägime seal teatud asju, millega me rahul ei ole. Ja me mõistsime teistpidi, et kui me sinna ei lähe, siis tulevad ka asjad, millega me rahul ei ole. Nii et nende kompromisside tegemine alati ja kõik kas te palute vabandust selle eest, et te võtsite vastu selle otsuse ja läksite siis Kaja Kallas ja hiljem ka Michali valitsusse? Lõpuks oli see õige otsus. Lõpuks oli õige otsus, aga ma tahaks ikka tulla nüüd tagasi selle juurde, et vaat see individualism, see, et igaüks peab iseendast olema, et me ühiskonnas nagu ei räägi sellest koostööst, kogukondadest, teineteisega arvestamisest rohkem niimoodi, et kui me selliselt ehitame riigi üles, ma ei tea, nagu ettevõtluse loogikas, maksusüsteemi loogikas, tervishoiupoliitika loogikas, siis lõpuks me näeme seda poliitikas ka, see on see kõik, mida me oleme viimased 30 aastat nagu ju tegelikult suunanud. Et need on need tagajärjed, ma loodan, et me ühel hetkel nüüd ühiskonnaga liigume nagu teiste, et sinna, kus kohas me räägime rohkem koos tegemisest. See eeldabki seda usaldust. Mihhail Kõlvart. Kas on millegi pärast teil endal või Keskerakonnal tarvist vabandust paluda? No mida ma siis niisama vabandust palun? Tuleks siis ka torti saata inimestele. Kas tõesti Jüri Ratase pärast palute vabandust? Natuke hilja juba. Punane mänguauto ka? Ei, ma arvan, et meelelahutuseks ju saab siin pakkuda erinevaid mõtteid, aga tegelikult poliitikute kohustus ei ole meelelahutust paluda või pakkuda. See on väga tõsine küsimus. Aga te võite öelda, et te ei soovi ja me võime edasi liikuda, me võidame niimoodi 2 minutit. Ja muidu ma tahan öelda, et mul on kaotatud usaldus moderaatorite suhtes. Ma panin tähele, et kui käidud viisakalt, siis sõna ei saa. See on iga kord sul muide, eelmine kord sa ütsid sama. Muuses ma eile õhtul kohtusin Jaak Madissoniga, tal on täpselt sama taktika. Teie sisejuhatus algas ühest tsitaadist ja mulle tuli meelde veel üks tsitaat, et poliitikud käituvad nagu purjus jänesed, kes mängivad jahimehe akna all. Ja see, mis praegu toimub, on väga seda moodi. Sest see, mida me maksusüsteemi puhul siin arutame, ei ole rikkuse jagamine, see on vaesuse jagamine. Sisuliselt, kui raha ei tule meie majandussüsteemist väljaspoolt, siis me ükskõik, kuidas me raha inimeste käest võtame, kas on varamaks või tulumaks, 24% või teismoodi, me niikuinii võtame enda inimeste käes. Ja me oleme seda näinud ka enne Riigikogu valimisi eelmine kord. Siis ma tuletan meelde... Aga pangamaksu võtate kelle käest?
kuidas me seda maksudebatti jälle jõudsime? Jagati, sest mulle ei antud sõnad. Ma saan aru, et... Vaadake, usaldusest rääkides, ma tuletan meelde, kuidas 4 aastat tagasi jagati palgatõusu ja toetusi, teades, et eelarves on auk 1 miljard eurot. Ja siis kohe, kui valimised olid möödas, tulid kõik maksutõusud. Ja see ongi seesama vaesuse jagamine. Tegelikult ei ole ühtegi asja, mida saab võtta niisama ilma selleta, et tuleb ka anda. Ma veel ükskord ütlen, et tegelikult see, mis siin peaks toimuma, ja siis me peame tunnistama ka seda, et meil lihtsalt puudub selleks kompetents. Me peaksime pakkuma lahendusi, et kus on see võimalus, kuidas Eesti riik saab raha väljaspoolt meie majandussüsteemi, ehk siis päriselt välisinvesteeringud. Mihhail Kõlvart, ma luban valimiste eel tuleb valimiste debatte kindlasti veel. Mis on need sektorid, mida tuleb arendada, kuhu tuleb panustada? Kas see on finantssektor, kas see on toidusektor ja nii edasi. Aga täna me tegelikult see, mida me räägime, on suuremas osas demagoogia. Ja selle usalduse kriis seisneb eelkõige selles, et see, mida räägivad poliitikud, on tihti sisuvaba. Ka kahjuks ka täna siin. Ja inimesed... Ega te endast ei räägi? Ja inimesed, räägime üldisemas plaanis. Ja inimesed tegelikult tahaksid väga konkreetselt teada, et mis on need tegevused, sisulised lahendused, mis toovad majanduskasvu. Kuulge, Mihhail Kõlvart, teeme ühe asja selgeks. Teid on siin nii palju. Me saaksime lubada tõesti süvitsi minekut siis, kui me kohtume teiega kahekesi. Olete nõus? Kas ma olen nõus teiega kahekesi kohtuda? Jaa, absoluutselt. Meie nii-öelda probleemid Mihhailiga said lahendatud. Ja siis saab majandussüvadebatti arutelu teha. Urmas Reinsalu, see kõige kesksem küsimus. Kas teil on vaja Isamaa pärast või enda pärast vabandada? Mihhail, majandusasjus need vastused on olemas Isamaa. Kuid vaadake, ma alustan usalduskriisist. Ärme pisenda seda praegust ühiskonnas usalduskriisi, et mingi parteide vaheline omavaheline probleem. See või parteid või poliitikud. Jätame selle kõrvale. Küsimus on selles, et Eesti ühiskond vaatab nõutusega seda poliitikat, mida viimastel aastatel on aetud. Sotsiaaldemokraatide, Eesti 200 Reformierakonna vedamisel. Meil on täna võimul riigis valitsus, kelle toetus on... Ma jõuan, ära karda, Merko. Meil on valitsus, kelle toetus on Euroopa Liidu, OECD, NATO liikmesriikidest unikaalselt madalal tasemel. Vaadake Inglismaal. Demokraatia ei lõppe valimistega, nagu ütles Alar Karis. Targad sõnad. Aga meil tegelikkuses me näeme, et see poliitiline agenda, mida on ellu viidud, valitsus paraku on ignoreerinud inimeste õiglustundest aru saama. Ja sellest on tekkinud see usalduskriis. Inimestel ei meeldi see poliitika erinevatel põhjustel, mida see valitsus on ajanud. See on ju tegelik diagnoos sellele usalduskriisile. Ja loomulikult tuleb leida lähtekoht, peab olema, et tuleb korrigeerida riigi poliitika juhtimist. Ja see lähtekoht usalduse taastamiseks on loomulikult valimistel selle läbikukkunud ühiskonna usaldust mitte pälviva valitsuse kõrvaldamine. Millest andeks paluda? Räägin liiga palju. Alati sa, Mirko, hoidad mulle seda ette, eks ole. Katsun lühemalt teha. Väga hea. Martin Helme, kas teil või EKRE-l on millegi pärast vabandada? Briti kuningakojal on ütlus never explain, never complain. Ära seleta, ära kurda. See on teie moto. Jaa, just. Ja mina kuulasin ka siin, mina muide arvan, Kristina, et teie kaotasite usalduse mitte selle tõttu, et hakkasite koos valitsuses riigikaitsekulusid tõstma, vaid sellepärast, et teil oli üks Lehtme. Ja muide, see, kui te nendest riigikaitsekuludest räägite, nagu need oleksidki põhjustanud meie riigieelarve plahvatusliku kasvu ja meie riigi võla plahvatusliku kasvu, on ka jätkuv usalduse puruks käristamine, sest et te võib-olla ei tea seda, aga inimesed ei ole rumalad. Nad saavad numbritest täiesti aru. Kui meil on riigieelarve maht kahekordistunud kogu kärpejutust hoolimata, ja kui meil on kõiki makse tõstetud, maksukoormus on kasvanud ja siis on riigi kaitsekulutused moodustavad sellest 1/5 sellest kogu kulu kasvust. 1/5.
siis kus ülejäänud 4/5 on? pensionid. Ja noh, siis on pensionist, tuleb välja, pensionid on järgmine 5. Ei ole kõik. Kõrghariduse tegevustoetus. Ei ole kõik. Teadus-arendustegevus. Nii et ja selles mõttes, kogu see jutt, mida siin räägitakse sellest, et kuhu me raha paneme, lõhub usaldust, sest et see tegelikult ei ole numbritega kaetud. See sama jutt, mida Lauri Läänemets meile kogu aeg räägib, et nii kui sa hakkad makse alandama, nii tuleb hakata pensioneid vähendama ja politseinikke koondama, see on ka jama, see on ka usalduse lõhkumine. Aga võt Eestis on, ja muide, Jevgeni Ossinovskit mina alati väga tähelepanelikult kuulan ja loen. Ta on pöörane vasakäärmuslane, aga üks asi tuleb tema kasuks küll. Ta räägib päriselt, ta ei aja mingit iba. Kui ta räägib midagi, siis mina panen tähele sellepärast, et ta räägib asjast. Ja see intervjuu... Kas sellest ka teie raadiosaate? Ja niimoodi, just nimelt. Ja ta, minu meelest ta tabas selles intervjuus naelapea pihta ära küll väga mitmed Eesti ühiskonna ees seisvad probleemid. Nende lahendused, punaste lahendused on muidugi, on nagu nad on, aga kui me nüüd räägime sellest samast usalduskriisist, siis aga mainime ära ka selle. Eestis on e-valimised, mida 40% valijaskonnast ei usalda. Ei usu. Oot, ära pane kohe kinni mu. Ära pane kohe kinni. Nii. Te võite puutada seal nii palju kui tahate, aga 40% valijatest ei usu, et meil on parlamendis valija tahet esindav koosseis. See on reaalsus, see on usalduse kriis. Meil räägitakse sellest, et Eesti on julgeolekut tootev asi. Ma ütlen teile, EKRE on Eestis poliitikast usaldust tootev erakond. Me oleme ainus erakond, kes on presidendi valimiste kontekstis käitunud avatult, läbipaistvalt, demokraatlikult, esitanud kandidaadi ja öelnud, siin ta on, selline on tema poliitiline kreedo. Teil ei ole veel kandidaati esitatud. Ei, teil ei ole 21 allkirja. Aga vaata, nüüd sa jälle lõhud usaldust. Kui te hakkate lolli mängima sel teemal, et me saame alles presidenti esitada kuskil siin augusti lõpus. Ei saa. Kui sa mõtled varasematele presidendi valimistele, siis oli kandidaadid esitatud kevadeks juba kõigi. Aga sa ei saa teda esitada, sest sul pole 21 hääl. Aga mul on valijameeste kogus 21. Me ei saa Mart Helme poolt isegi hääletada riigile. Mul on valijameeste kogus 21 häält ja ma olen algusest saadik rääkinud, et seal me ta esitamegi. Nii et see on usalduse tootmine, see mäng, mida teie mängite, on usalduse lõhkumine. Lavly Perling, kas on millegi pärast vabandust paluda? Lühidalt. Jaa. Aga tehke seda. Ma arvan, et meie välja pakutud lahendused on nii teinegi kord valusad. Aga kui mõelda nende lahenduste peale, siis selle eest ma ei saa ju vabandust paluda, et need rasked otsused, mida on vaja teha, kuigi ma saan aru, et terve hunnik talente stand-up comedisse on siin lava peal, et tegelikult on ju olukord tõsine Eesti jaoks. Ja ma arvan, mille eest ma saan vabandust võib-olla paluda, on see, et meie selline selgitus, et miks need valusad otsused, mida on täna vaja riigis teha, on vaja teha. Ja ma arvan, et selles mõttes seda rohkem selgitus, see sama üksikisiku vabadus, madalamad maksud, investeeringud, miks maksud peavad langema, et inimestele jääb rohkem raha kätte. Ma ei taha midagi kuulata progressiivsest tulumaksust, ehk tegelikult kui me julgeme rääkida jõukusest, siis see tähendabki tegelikult ka järele tulevale põlvele paremat Eestit ja seda tuleb rohkem ja rohkem selgitada, nii et parempoolsust pole kuskil palju Lauri Läänemets, et siin on puhas populism ja vasakpoolsus igal pool. Ehk siis see on süge ulatuv, vabandust, tulevikku keeruliselt. Me oleme ju täna ka teinud ettepanekuid ja käinud välja täpselt need samad, mida keegi teine ei ole käinud välja, pange sisse kärpeplaan. Ainuke erakond, mille leiate, on nagu parempoolsed. Radikaalsed reformid, pange sisse, tervishoiureform, haridusreform. Pole rohkem keegi neid välja pakkunud. Demograafiast me rääkisime, üksikvanematest me rääkisime. Väga hea, lahendused. Aitäh. Kristjan Michal, kas Reformierakonnal või teil on millegi pärast vabandust paluda? Kindlasti. Mille? Meil on 12 minutit aega. Kas kronoloogilises või alfabeetilises järjekorras, et kindlasti on. Et õnneks mul on ka piisavalt sõpru ja vaenlasi, kes seda kogu kirja panevad. Et ei ole küsimust. Et võib-olla selline suuremas plaanis, et ma arvan, et Andrus Ansip ka ühes intervjuus ütles kenasti, et valitsus ja ütleme meie erakonnana peaksime olema tugevamad sellest rääkimises, mis Eestis on hästi. Ja mulle tundub, siin on ju kõik koos, eks ju aeg-ajalt keegi ütles, isegi Lauri mainis, et ühte-teist on hästi, mis on tegelikult positiivne. Et ülejäänute jaoks on Eesti nagu kuidagi siit lavalt kostub, et kõik plaanid täna leiutati, Eesti on hädaorus, kohe on lõpp, eks ju. Et tegelikult ei ole.
et Eesti on üks väga ilus riik, inimestel läheb järjest paremini, Eesti inflatsioon muuseas, pange tähele, Euroopa kõige madalam, majandus kasvab veidi, eks ju, kaitse on tagatud, kõik asjad lähevad paremaks. Selles me ei ole olnud väga tugevad, et ja noh, ma möönan selles mõttes, et ebakindlust ka nende teemade käsitlemisel, ka maksude teemadel on olnud täpselt samadel põhjustel, mida Lauri ka mainis, et ega lõppkokkuvõttes meie lahkuminek sotsidega ei olnud ju sellepärast, et me ei suutnud ühes toas olla, vaid meie maailmavaated on nii palju erinevad. Nemad ütlesid, et nemad ei ole nõus kärpima, eks ju, see on nende ettekujutus, nad ei ole nõus teatud reegleid muutma, eks ju, lihtsamaks muuhulgas näiteks keskkonna valdkonnas, nii edasi. Meie olime nõus ja sellel hetkel me tõstsime nii-öelda asjad lahku ja see valitsus tegelikult tühistas selle sama ettevõtte tulumaksu, see tekitas ebakindlust, tühistas esimest eurost maksustamise, mis tekitas ebakindlust, nii edasi. Nii et seda kõike oleks võinud, noh, ütleme nii, et oleks seda kõike ette näinud, oleks olnud sama tark tagantjärgi või tagantjärgi. Ära läksid, on nüüd suur eelarve auk. Minu meelest on samasugune tõmblemine. Lubage mul nüüd lõpetada, eks ju, et te saite siin rääkida väga palju ei millestki, räägin mina ka, eks ju. Et, ja teine asi, see, millest Lauri räägib. Kellele see sõnum muidu mõeldud oli? No, siin kodanik ärkas. Et üldiselt on nii, et see, millest Lauri räägib, eks ju, mille vastu tema on, ma ütlen, et kunagi Paul-Eerik kirjutas surematud sõnad, eks ju, et iga mees on oma saatuse sepp ja õnnevalaja, saatuse sepp ja õnnevalaja. Ma meenutan, see Paul-Eerik Rummo ehk liberaalide esimese esimehe tekst, mis on Eesti rahvalik tekst. Ja mina usun Eestisse, kus igaüks saab ise oma tulevikku määrata. Mitte ei ole nii, et kollektiivne tarkus määrab sinu tulevikku. See mulle ei meeldi ja sellepärast me Lauriga ühes toas tihti ei istu. Nii, meil on nüüd 9 minutit, et arutada see presidendivalimiste asi ka ära ja see on see keskne, nagu Ossinovski ütles, et milles see probleem nagu ilmneb, on siis see, et ei suudeta koostööd teha, et kas kellelgi on olemas see plaan, et kuidas siis Eesti endale järgmise hea presidendi saab, et minul on. Ja vastus on Mart Helme. Ma olen rääkinud seda, ma üritasin seda juba enne rääkida. Meil on ainsana olnud algusest saadik arusaadav ja selge kandidaat ja arusaadav selge maailmavaatega kandidaat ja ka selge plaan, mida me Kristina ei saa sellest aru, aga hea küll, mida me kohe ütlesime, meie Riigikogus ei vali, meie ootame valijameeste kogu ja valijameeste kogus valime Mart Helme Eesti presidendiks. Parim võimalik kandidaat, üldse praegu ainus kandidaat nagu välja tuleb. Lauri Läänemets, mis on siis presidendi valimise plaan? Presidendi valimise plaan, ma kõigepealt ütlen ära, et on hetkel Ülle Madise, kellel on tundub olevat võimalik toetus kõige suurem. Mitu häält Ülle Madise taga on? Ei oska öelda, see lõpuks valimisprotsessis selgub. Aga ma tahaks öelda ühe asja ära, et nii Keskerakond kui Isamaa on selles protsessis sees olnud. Hoolimata sellest, et vanematekogu pole kogunenud, ma olen selle koha pealt samamoodi kriitiline opositsiooni poole pealt ja soovinud, et see toimuks. Aga seda, et me omavahel poleks suhelnud Urmas Reinsaluga ja ma olen väga avameelselt temaga rääkinud ja ta on asjadega kursis olnud, on ju, et öelda nüüd, et kuskil tagatubades, ma ei tea, koalitsioon, sotsiaaldemokraadid on opositsioonis näiteks, on ju, ei ole niimoodi, et koalitsioon midagi teeb, et see ongi see koht, kus kohas me omavahel suhtleme ja peame nagu seda ühisosa leidma ja ma loodan, et mulle tundub, et ma loodan, et Keskerakond Isamaa lõpuks selle otsuse teevad, et kui üks neist asub Ülle Madiset toetamise, Eesti Vabariigil on president olemas. Mihhail Kõlvart, ma saan aru, et teie peale loodetakse. Lähete Ülle Madiset toetama? Meil on uus poliitiline kultuur, et kõigepealt hääled ja siis kandidaat. Jah, täpselt, jah. Teie ei nõustu sellega? Ei, no vaadake, et tegelikult Eesti rahvas peaks valima. Aga täna Eesti rahvale isegi pealtvaataja rolli ei ole pakutud. Et isegi keegi ei soovi lavastada Riigikogus mingit valimist. Et hääled... Aga ma ei tea, teeme ühe testi. Üks moment, Mihhail, te kohe jätkate. Testime, te saate jätkata. Muuseas, tõstke käsi, kelle arvates Ülle Madise oleks hea Eesti Vabariigi järgmine president? Nii, tõstke nüüd see käsi, kes ütleb, et ei, Ülle Madisest ei saa head Eesti Vabariigi presidenti. Ei no küsi parem Marti. Tõstke käsi, kes tahab Mart Helmet presidendiks. Nii, Mihhail, mis järeldused te tegite sellest kätemärest?
Kas see muudab teie käitumist kuidagi? Ja ma saan aru, et nüüd president on valitud. Ei, ma tahtsin testida, mida teie järeldate. Ja vot just seda ma räägingi, et nagu me sellisel viisil püüame presidenti valida. Et me tegelikult praegu tegeleme sellega, et ühiskonnale surume peale kedagi. Ilma selleta, et see inimene ise ütleks, et jah, ma olen kandidaat ja mitte see on oluline, vaid ma tahan näha, et presidendi kandidaat on inimene, kellel on visioon ja missioonitunne. Et ei ole nii, et jah, mul on üks ametikoht, aga teine sobib ka. Aga mina kandideerin siis, kui te kindlustate mulle tulemuse. Mina tahan, et president ütleb meile, et mul on missioon. Mul on missioon, ma tahan rahva jaoks midagi teha. Ja ma tean, mida ma teen. Ja siis, mis on väga oluline, kui me räägime demokraatiast, toimub ka debatt kandidaadide vahel. Ja ma arvan, et selle debati sisu on iseenesest juba väärtus. Sest mulle tundub, et see võiks olla ka see koht, kus tulevad mõtted, mida ei saa pakkuda ka poliitikud. Ja siis, ja kui sellised mõtted tulevad, siis saab öelda, et jah, tõepoolest, nende inimeste seas on keegi, kes saaks olla Eesti president, sest tema suudab pakkuda seda, mida ei suuda pakkuda poliitikud. Ja täna kõige suurem vajadus, mis ühiskonnas on ühiskonna konsolideerimine. Ma arvan, et me peame tunnistama, et poliitikud sellega hakkama ei saa. Ja kui on keegi, kes tuleb ja ausalt ütleb, mis on tema eesmärgid, ja tuleb veel keegi teine, ja nende vahel tekib debatt, see on juba vajadus. See, mida me praegu näeme, ei ole valimised, see on määramine, või vähemalt keegi püüab määrata. Kui Ülle Madise tuleb Keskerakonna fraktsiooni, kas on võimalik, et Keskerakonna fraktsioon asub teda toetama või kõik need vead, millest te praegu rääkisite, on tehtud ja Keskerakond Ülle Madiset toetama ei hakka? Mul tekib selline ebameeldiv tunne, et lugupeetud moderaator ei kuule minu juttu. Ei, me pigem tahame Ülle Madise ma tahan öelda, et ma põhimõtteliselt olen selle vastu, et me räägime ainult ühest kandidaadist, kes ei ole kandidaat. Et miks Ülle Madise? Miks jälle Ülle Madise? Meil on teised kandidaadid ka. Aga meil ei ole ühtegi kandidaati. Ja me siis kohtume erinevate kandidaadidega. Ei, meil ei ole, Mihhail, ühtegi kandidaati. Presidendi kandidaadid ilmuvad välja 24. augustil. Enne seda ei ole mitte keegi kandidaat. Aga see on ju vale. See on Kristina, see on vale. Sellest päevast alates on võimalik ta paberit sisse anda, aga kandidaadid võivad meil olla juba, ma ei tea, kui ammusest ajast. Kandidaate võib olla väga pikk nimekiri, aga minu arust inimesi on eksitatud täna, võib-olla Juhan Kivirahul oli jube hea artikkel täna Delfis, kus ta selgitas ära, et ei ole olemas täna veel presidendi valimiste perioodi üldse, sellepärast, et meil ei ole ühtegi kandidaati, sest kandidaatide registreerimine selleks, et keegi oleks üldse kandidaat, algab Riigikogus 21. augustil. Aga väga tore, siis ei räägigi Ülle Madisest, et ei ole kandidaat, ei räägi Ülle Madisest, mis me temast räägime? Sel hetkel, kui kandidaadid saavad ära registreeritud, on päevi ja nädalaid aega, et debatte teha kandidaatide vahel, mis hetkel Riigikogu liikmed pärast lõpuks hääletavad. Aga kuidas te siis teadsite, ma 2 päeva tagasi küsisin teie käest, mitu toetushäält on Ülle Madisel parlamendis, te teadsite 67. Me oleme ju rääkinud kõik omavahel, kellel on Riigikogus potentsiaal valitud saada, see on töö, mida poliitikud peavad tegema. Vabandust, aga mis on meie ülesanne? Meie ülesanne on täna kokku leppida omavahel siin, et kes on see kandidaat, kelle taha kõige suurema tõenäosusega tuleb kõige suurem toetus. Aga sa ise samas ütled, et seda ei ole võimalik teha. Ei, seda on võimalik teha, aga meile ütleb Mihhail Kõlvart ja Urmas Reinsalu ütleb, aga enne ma ei ütle teile mitte midagi, ja mis see kui nüüd on? Aga kui on see, kui inimene ütleb, jah, ma tahan olla kandidaat, aga sellist on meil ainult üks praegu. Aga Urmas Reinsalu, kuidas teie kõigest sellest saate aru ja miks kogu aeg küsitakse, mida teie arvate? Aga mis sellest siis halba on? Et kui nüüd, ma arvan, et me peaksime olema veidikene küpsemad. Vaadake, kui oli 5 aastat tagasi, arutati seda presidendi arutelu ja me jõudsime, ma arvan, ühiskonnas jõudsime mõistliku, usaldusväärse tulemuseni, see oli Alar Karis. Siis tegelikult nägi see välja nõnda, et kõik toonaste parlamendiparteide, mis EKRE-t ei olnud, eks ole, kes oli oma agendaga ja jõudu, oli tegelikult, siis arutasid ja siis tegelikult, kui ma eksi, Jüri Ratas
toonase Riigikogu esimene pakkus välja Alar Karise, oli ka tegelikult, eks ole, toonase Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere nimi ja siis parteid leidsid, et tõepoolest võiks küsida, kas ta on valmis kandideerima. Ta väljendas Alar Karis väljendas oma valmisolekut, seejärel erakonnad kohtusid temaga ja kujundasid oma seisukohad, kes toetas, kes jättis hääletuse vabaks ja tegelikkuses see nii päädis. Et meil tõepoolest oli küll üks kandidaat parlamendis, aga oli sisuline arutelu, inimene väljendas oma valmidust sellesse rolli asuda. Nüüd praeguses olukorras meil on see kontekst presidendivalimistel on selline, kus on tõepoolest ridaparteisid on pool aastat diskrediteerinud ametis olevat riigipead, Alar Karist. See on reaalsus. Nüüd on tegelikult koalitsiooniparteid ja sotsiaaldemokraadid pakkunud välja õiguskantsleri. Ma saan aru, õiguskantslerilt nad otse ei ole küsitud seda seisukohta. Ja tegelikkuses on kujundatud selline seisukoht, et seda arutelu, kus peaks olema, et nagu parlamendi erakonnad ühiselt arutavad seda, mis võiksid olla, mis on ootused, millised on alternatiivid ja milline on ühisosa, seda nagu ei olegi tekkinud, vaid see arutelu seisab ees teisipäeval. Aga enne seda teatatakse tuimalt nii-öelda ajalehe vahendusel, öelge oma seisukoht ära enne, kui me asume arutama. Aga öelge ära. 69 parlamendi liikme poolt on juba tegelikkuses, ma saan aru, juba kogutud allkirju. Urmas, aga inimesed tahavad teada, kes on erakondade poolt toetatavad Isamaa on kuulanud ära 3 inimest, kes olid nõus tulema, täitma seda missiooni presidendina. Me kutsusime ka laiemalt, osad inimesed ei pidanud võimaliks tulla, aga nad ütlesid, nad ei käsitle ennast kandidaadina. Ja teate, iga kohtumine nende 3 inimesega oli mitu tundi ja nad rääkisid sellest, milline on nende unistuste Eesti, samast usalduskriisist, rääkisid sellest, millised on tänased Eesti riskid ja võimalused. Ja mis see teie otsus oli? Ja meie otsus oli, et me tegelikkuses oleme avatud selleks aruteluks parlamendiparteide vahel. Et meie lähtekoht on, et me ei välista ühtegi kandidaati ja oleme valmis andma oma panuse. Kas te toetate kas võimalik, et te toetate Ülle Madiset? Ma küsin niipidi. Me oleme avatud kõigi kandidaatide osas, kes väljendavad soovi seda rolli täita. Väga hea. Kristen Michal, kuidas Eesti saab endale hea presidendi? Kas Riigikogus või valijameeste kogus? Vastavalt põhiseadusele, et nii see käib ja isegi kui valijameeste kogu peaks läbi kukkuma, nagu on juhtunud siis uuesti Riigikogus, et selleks on protseduur ette nähtud ja mulle küll ütleme, et see debatt, ma saan aru, et eks arvamusfestival peabki veidi selline nagu humoorikam olema, aga eks ta kirjeldab veidi seda pilti, et kuidas need, kes räägivad, kuidas tuleks viivitamatult otsustada, ei suuda isegi lihtsas asjas selget lauset öelda, eks ju. Just Urmas Reinsalu, miks te ei võta otsuseid vastu reaalajas? Mulle meenub härra peaministri käitumine Alar Karise nõuame viivitamatut lendas nagu pendliga edasi-tagasi. Ambitsiooni tuleb tõsta, kõik need samad laused tuttaveks. Et komeedia kõrvale jättes ma arvan, et kui ühiskonnas on arusaamine ja nagu siin käte tõstmine näitas, vabandust, eks Mardi ja Martini ees, et seal oli 2 kätt seal musta telgi all. Et Martin pani 1 käe juurde, et rohkem ei olnud, et ülejäänud toetasid pigem Üllet. Et kui ühiskonnas on kujunenud välja kandidaat, kelle taga enamus on ja kes on Eesti elus pikka aega kaasa rääkinud põhiõiguste kaitses, ta on olnud ka ju väga paljude erinevate valitsuste juures, julgeoleku, välispoliitilistes küsimustes teab, nagu Lennart Meri omal ajal ütles, kes on sõbrad ja kes on vaenlased, siis kõik see sama komejant siin kõrval, et mitte tulla kokku ja öelda, et jah, tõepoolest meil tundub, et meil on ühine kandidaat olemas. See tegelikult näitab, et olulistes küsimustes ei suudeta otsuseid langetada, eks. Meil on üsna klaar, me oleme öelnud, et meie saadikud toetavad Ülle Madiset, meil oleks väga hea meel, kui ta kandideeriks, ma arvan küll, jah, ma arvan küll. Kõik 39. Et seda ebakindlust siin 2 või 3 erinevad opositsioonierakonnad püüavad tekitada, aga see pigem varjab lihtsalt seda, et nad ei ole kindlad, kuidas ise käituda, eks. Aga võtke süda rindu, olge julged, öelge, me toetame Ülle Madist. Me saame täna õhtul presidendi ära valitud. See on nii tüüpiline Reformierakond. Meie paneme teile nime lauale ja teie asi on olla nõus. See on alati niimoodi. Martin, ma ei heida ette sulle. Sul ei ole teist varianti. Ma tean, et sul peab olema presidendi kandidaat, kelle nimi on Helme. See on klaar. No offense. No ei olegi. Kõikidest nimedest, kes siin läbi on käinud. Terve pool aastat on Eestis loobitud nimesid seinale tahvlile ja mitte keegi ei ole kvaliteedi poolest parem kui Mart Helme. Mitte keegi. Mitte üheski. Lauri Hussar helistas enne ja ütles, et palus öelda edasi,
Urmas Reinsalul, kes kindlasti hakkab täna rääkima kriteeriumitest. Selgub, et Riigikogu esimees on selgeltnägija. Ta palus öelda, et juba veebruaris tegi ta ettepaneku arutada kriteeriume. Aga tollal lükkasid 2 erakonda selle tagasi, ütlesid, ei, nii ei saa, me peame pöörduma kandidaadi poole. Nüüd meil on olemas kandidaat Ülle Madise, kes on öelnud, et ta on valmis kaaluma seda rolli, kui on ülekaalukas enamus, õiguskantslerina ta ei saa ega peagi käima pabernäpus fraktsioonide uste taga. See ei ole tema roll ega võimalus. Nii et tegelikult on kogu see protsess käinud avalikult, väärikalt ja kõik saavad selles osalised olla. Ma ei tea, kas Hussar ennustas ka seda, et kas siit Reinsalult või Kõlvartilt saab jahi kätte, aga me igal juhul vist ei seda saanud. ta ei ennustanud, aga see oleks ka asjatu, et sealt tuleb kohe mingi muu jutt. Aga päris lõpetuseks, Lavly Perling, mis pilguga parempoolsed seda presidendi valimise asja praegu vaatavad? No eks ta on kurb, et me oleme seal, kus me oleme, aga meie oleme väga selgelt olnud alati selle parlamentaarse demokraatia usku, teades nagu ka põhiseadust ja meil on väga hea põhiseadus selleks protsessiks ja pannud väga selge vastutuse just nimelt Riigikogule, nagu ennekõike Riigikogule president ära valida, nii et minu soovitus on tehke ära, et näidake seda koostöövõimet ja lihtsalt tehke ära, sest Eesti just nimelt väärib head presidenti, aga päris lõpetuseks fun faktor on see, et ma arvan, et see oli vähem kui aasta tagasi, kui olid eelmised valimised lõppenud, kohalikud valimised ja siis arutati parempoolsete podcastis, et kes võiks siis olla parlamendi või presidendi valimiste kandidaadid ja kõlas ennustuslikult Siim Kiisler 2 nime, Ülle Madise ja Mati Maasikas. Nii et päeva lõpuks tehke tööd ja valige Eestile hea president. Suur tänu, head kuulajad ja head vaatajad. Paraku meile tänaseks antud debatiaeg on armutult läbi, aga Arvamusfestival on taas Paides järgmisel aastal 2. augusti laupäeval ja ma olen ühes asjas kindel, et need inimesed, kes on tollel hetkel parlamendi erakondade esimehed, on siin. Ma soovin teile kõike head ja head inimesed, teeme ühe suure aplausi meie poliitikutele. Aitäh ja vahvad koduteed teile!